No nii, tere tulemast, Karmo Kivi. Tere! Rõõm sind näha siin Täitunud unistuse podcastis. Absoluutselt, kuule see võimalused avanud igalt poolt, küsija sulle antakse, nii et aitäh kutsumast! Juba see sissejuhatus on selline mõnus, et küsija sulle antakse ja kõik sellised teemad, mis mind ise väga huvitavad. Põgusalt selle podcasti eesmärgist ka, et ma tahaks, et kuulaja, kelleni see jõuab, saaks uuesti võib-olla esiteks uuesti nagu unistamise julguse, et üldse tal oleks usk unistuste täitumisse ja teisalt, et ta saaks nagu sellise tõuke tegutseda selle unistuse suunas. Ja sellepärast ma kutsungi inimesi, kes nagu tunduvad mulle, et nad kuidagi teavad seda saladust või siis elavad ja täidavad enda unistusi. Ja ma jõudsin sinuni läbi Kris Kala podcasti, kus sa rääkisid The Secretist ja Bob Proctorist, et see on minu jaoks väga põnev teema ja mind väga kõnetas, et üks Eesti mees nii nagu suurelt julgelt sellest räägib, et see oli minu jaoks väga äge. Unista suurelt. Muidu ei saa suuri asju juhtuda. Sinust nii palju, et kodulehe pealt karmokivi.ee ma siis leidsin, et sa oled siis karmokivicoaching.com on mul. karmokivicoaching.com, jah, on siin õigesti, vaata ma kohe võtsin enda järgi, et enda perekonnanimi. Ma panin peenemalt, vaata coaching ka sinna lõppu. Nii, uuesti karmokivicoaching.com. Et sa oled siis mindseti coach, sa oled koolitaja, sa oled tuntud siis Bob Proctori õpetuste edasiandja, sa oled tema käel õppinud, sa oled temaga koos lava jaganud ja sa oled siis sinu taustast või erialased haridused, sa oled hoopiski meremees. Laevajuht. Aga kui ma oskan juhtida laeva, küll ma oskan neid inimesi ka juhtida, vaata. Et siin tekib selline hea seos, on ju? Absoluutselt. Aga räägi endast hoopiski enda moodi, et see on selline hästi lühidalt, et sa oled ettevõtja olnud väga pikalt, sa oled töötanud müügiesindajana väga pikalt, sul on väga palju kogemust inimestega töötamises, et inimene, kes sind kuuleb ja üldse sind ei tea, et ta saaks veidikene aimu sellest, kes on Karmo Kivi. See on nii huvitav alati, kui ma lähen kuskil podcastis ja on käinud, siis öeldakse motivatsioonikõneleja ja ma ei tea, mis veel on ja sina ütles vähemalt, et coach ja niimoodi on ja et tegelikult mina ütlen, mina olen õpetaja. Ja miks ma loen ennast õpetajaks, sest me raamatuid õppisime lugema õpetaja käel Kuke Abitsen ja siis me õppisime matemaatikat, õpetaja käel õppisime matemaatikat ja mõtlemine on üks asi, mida me koolisüsteemis paraku ei õpi. Me õpime koolisüsteemis pähe tuupimist. Kui sa tuubid pähe need leheküljed ja oskad vastata, saad sa hinde. Aga päris elu ei tööta niimoodi, et tuubin pähe ja oskan korrata. Kujuta ette, ma nüüd tuubin pähe omale, ma ei tea, keemia valemid ja siis ma tulen siia podcasti ja vuristan need ette, tulemust ikka ei ole. Ma ei oska selle teadmisega midagi peale hakata, inimestel on täpselt samamoodi, et ma tegelikult aitan inimestel teadlikult muuta oma mõtleviisi, selleks, et nad saaksid elus paremaid tulemusi. Ja see on nagu sa ütled, et enda kogemused on elus, ehk 2012 alustasime oma esimest ettevõtet. Unistused on ikka suured, vaata, ratsarikkaks ja nii edasi on ja reaalsus oli teine, sest ettevõtluskogemus ju puudus. Ja ega nii palju taibukust ka ei olnud, et mida siis teevad need, kes on tippu jõudnud, vaata nagu sportlased või niimoodi on ja et nendel on treenerid, nendel on juhendajad, nendel on füsioterapeudid, ma ei tea, mis veel imeasjad on ja kõik. Aga meie alustame ettevõtlusega, tuleme palgatöölt, alustame ettevõtlusega ja nüüd me arvame, et me oskame kõike. Tuleb välja, seal on raamatupidamine, tuleb välja, et tuleb ennast müüa, vaata, mida me pole harjunud tegema. Me tavaliselt müüme brändi või mingit toodet, mida kõik inimesed nagu tunnevad, vaata, nagu, et ma esindan Coca-Colat, ma ei tea, kutsi-mutsi, vaata, mis iganes on ja sul on bränd on nagu selja taga, ma olen selle esindaja. Nüüd sa oled järku ise. Mida sa siis esindad? Ennast ju. Et see algus ei olnud nii nagu roosiline, nagu ma arvan, et väga paljud, kes seda vaatavad, pärast mõtlevad, et ei olegi nii roosiline olnud, vaata. Aga 2016 mul oli õnneks taibukust, ma kogu aeg käisin koolitustel, vaata. No 2012 alustasid ja 2016 tuli mingi taibukus. Jah, 4 aastat läks aega. Ehk ratsarikkaks meetod töötab ainult siis, kui sul on hea juhendaja. Ja siis ka peavad ise arenema ja kasvama, vaata.
ja teine võimalus muidugi on see, et loodan mis päeval mängib bingolotot, vaata. Bingo kolmapäevad, loto kolmapäevad. Ja loto kolmapäevad mängid siis ja kratsid, vaata, või mis iganes sa teed, märgid numbreid ja loodad, et võidad, aga tegelikult Bob ütles ilusasti. Lootus on selline ootamine, aga loomine on midagi, mida sa tead, mida sa teed, vaata. Ehk ma olen valinud loomise tee ja siis 2016, kui tõusud ja möönad, ma ei tea, kuidas see on, oled sul ettevõtlased on tuttavad, tõusud ja möönad ja siis ma hakkasin mõtlema, mida nad teevad need inimesed teistmoodi, kes on tippu jõudnud. Sa oskasid küsida häid küsimusi, jah? Tead, ega läbi enesearengu ma lugesin raamatuid, ma lugesin sellist vahvat raamatut Think and Grow Rich, ma ei saanud aru, mida ma loen, päriselt ka. Ma sain aru, et mingi ihaldus peab olema. Aga mis see alateadvus on, ma ei saa mitte midagi aru. Ja ma arvan, et paljud inimesed on lugenud teie alateadvuse jõud või on kuulnud alateadvusest, aga nad ei saa tegelikult aru, mida nad loevad. Ja kui ma ei saa aru, kuidas nutitelefon töötab, ma ei oska teda parandada. Inimesel on sama, kui ma ei saa aru, kuidas ta töötab, kuidas ma parandan seda, mida ma ei oska parandada, vaata. Ja siis oligi, et oli 2 valikut, kas minna tagasi tööle, mis ei tundnud eriti hea variant, vaata, või siis teha läbimurre, mis tundus palju ahvatlevam. Nii et ja hakkasin lahendusi otsima ja siis, kui sa otsid, siis sa leiad, vaata. Hakkasin küsimusi küsima ja tead, internet on selline vahva koht, kui sa midagi küsid, midagi hakkad uurima, ta hakkab nii palju soovitama asju, oled näinud. Kohe kuhjaga ikka. Ja siis tuli minu juurde saladuste film uuesti, sest ma leidsin selle kogemata oma lauasahtlist. 2006 oli see mulle kingitud minu endise tööandja poolt. Ja see oli nagu enne jõule ja siis mõtlesin, et see on jõulupreemia sees või ümbriku sees ilusasti niimoodi. See midagi asjalikku. Lähen koju, vaatan DVD. Hea elu saladus. Panen sinna DVD mängisse, vaatasin naisega, oma mõtetega saad luua ja saladus peitub siin ja mõtlesin, et lolliks on läinud või. Minu mõtteviis oli palgatöötaja oma ja see ajas mind naerma, ehk see on see põhjus, vaata, miks inimesed, kes ei saa aru enesearengust, naeruvääristavad enesearengut. Nad ei saa sellest aru. Mina olin tol hetkel samasugune. Ja siis 2016, kui ma olin juba 4 aastat käinud koolitustel Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis, Norras, Ameerikas, meeletud rahad, siis ma sain aru, et teadmisi mul on kuhjaga, tulemusi ei ole. Ja siis, kui see saladuste film tuli, alateadvus ja täpselt sõnastamine, sagedused ja asjad, siis ma hakkasin guugeldama kõiki neid inimesi, ja kui ma hakkasin neid guugeldama, siis tuli veel rohkem infot, vaata. Ja ma käisin, enamus pakub mingi, tule tasuta webinarile või kuula minu podcasti või. Ma kuulasin ja siis mõtlesin, Bob Proctor, see on mees, kelle tahaks täpsemalt teada. Ja nüüd ma olin juba nõus raha maksma, vaata, et minna tema koolitusel online'is ja kui ma käisin seal online'is ära, siis mõtlesin, et nüüd tuleb läbimurre, ma tunnen seda. Ja ma hakkasin seda materjali, see oli umbes nii paks, ma printisin välja, nii paks oli see materjal, mis oli 3-päevane koolitus. Ja seal oli küsimused, eneseanalüüs, väga valus. Ärge palun analüüsige ennast, see on väga valus, vaata. Ja nii palju infot iseenda kohta, mida pole tähele pannud. Ja siis ma hakkasin seda kõike rakendama elus ja voilà, tuli uus valdkond üldse kinnisvara äriliselt nagu selles mõttes. Ja ma olin kohe edukas, sest ma rakendasin seda, mida ma olin õppinud koolitusel ja ma süsteemselt tegin nagu rituaali, vaata, iga jumala päev teatud tegevusi ja see andis mulle nii hea tulemus, et minu käest küsiti, et esimene asi ikka, kui läksin kinnisvarasse, ära üldse looda ka poole aastaga, sa ei müü ka mitte midagi maha. Mis mõttes nagu? Kas sa läksid kinnisvara ärisse, et sa said maakleriks? Ja. Ja see oligi nii... Palgad nagu selles mõttes, et kellegi teise alluvus ja tööle? Mul oli lihtsalt selline huvitav juhus, ma olin mõelnud, et nägin sellist kuulutust, et Pindi otsis tol hetkel kinnisvara maaklerit, mõtlesin, tundes seda juhtkonda siin Pärnus, ärge mind solvuge, ma ei tea, kas on sama või ei ole, vaata, et ma ei lähe sinna, et see ei ole minu rida, vaata. Ja siis ma jalutasin perega ja sõber tuleb vastu jalgrattaga, ta on selline hullu harrastussportlane. Panin kihutas mööda, lehvitas veel ja siis kuulen ratta vilin. Jääb seisma. Mis nüüd, et kukkus või? Vaatan, tuleb järgi. Kuule, Karmo, et sulle meeldib müüa. Ma ütlesin ainult neid asju, mida ma ise fännan.
mul oleks paar korterit vaja maha müüa. Mõtlesin, aga sa pead mulle ennem näitama, ma ei saa öelda jah, kui ma ei tea, mida ma pean müüma, et võib-olla sul mingid erilised peldid. Ei, see on uus arendus, kõik on äge, Leppisime järgmiseks päevaks kokku, et lähme vaatama. Jaansoni maja oli see projekt nii-öelda. Ja ma arvan, et siiamaani leiab, kui YouTube'is otsida Jaansoni maja minu mõne video sealt, sest siis ma otsisin, kuidas YouTube'is videosid teha ja ma... See oli 2016 või? Jah. Ja siis mõtlesin jah, ja ma müüsin esimese kuuga 3 korterit maha. Siis ta küsis, mis sa tegid? Mõtlesin teistmoodi. Ma uskusin, et ma müün, ma ei teadnud turundusest midagi, ma ei teadnud müügist tegelikult midagi. Mul tuli meelde, et mul on sõber, kellel on jälle selline asi, nagu on siis ukse vahetamine, uksi paigaldab. Helistasin talle, kas sul on 2 vana ust olemas, mida oleksid nõus mulle andma? Jaa, on küll. Läksin sinna, võtsin 2 ust, panin hingedega ülevalt kinni, panin siis selle haagiga keskelt kokku ja tegin harkjala niimoodi. Kuna ma ei teadnud, kuidas seda sinna kirjutada, siis ma võtsin pintsli, värvi ja pintsli ja kirjutasin avatud uste päev. Panin kellaaja lihtsalt ja näitasin noolega sinna poole. Kõik. See oli kogu minu reklaam. Ja siis ma hakkasin YouTube'i uurima, kuidas YouTube'is teha ja tegin esimese video. Ja kui tol hetkel, nagu see oli siis aasta 2016, panin sisse, et uus kinnisvara Pärnus, kohe tuli see video ette, sest ma uurisin terve öö, kuidas teha videosse märksõnad, asjad panna sisse. Ehk ma olin nagu selline hull, ja ma tahtsin edu saavutada. Ehk nälg oli suur. Kas nüüd, kui sa läksid Bob Proctori tasulisele veebikursusele, siis sa said selle paksu kaustiku, sa tegid nende küsimuste põhjal eneseanalüüsi ja siis sinu soov oli saada raha ja siis sa komistasid selle müügitöö otsa, kus sa müüsid 1 kuuga 3 korterit. Palju siis sissetulek tõusis sul või palju sa siis raha said, kui see nagu sa võid öelda? Lihtsalt ma ei mäleta enam, ütleme keskelt läbi, ma arvan, kuna see oli nagu ma tegin teise ettevõtte jaoks, ja siis 2,000–3,000 peal korteri pealt. Ja samal ajal su ettevõtte tiksus nagu taustal edasi, aga sa korraks panid oma tähelepanu siis sellele... Ja, et teine nagu oli mingisugune madal seis, ütleme siis niimoodi, et ja siis kui ma nägin, et kui issand, ma saan inimesi aidata, nad saavad oma uue korteri, ma saan raha ka selle eest, silmad hakkasid nagu särama, et sa saad jälle midagi nagu areneda, kasvada, teha midagi teistmoodi, vaata. Kas see, mis mu küsimus oli või mõte oli, mida ma tahan jagada, et kas see korterite müügi, see 1 kuus 3 korterit andis sulle siis selle tõuke, et jah, need asjad toimivad, need töötavad ja et see ei ole mingi teadus, vaid see on nagu päriselt, mul on kohe tulemus nii kiiresti. Ja see on täppis. Mina ütlen alati, et edukaks saamine on täppis teadus, seal ei ole mitte midagi juhuslikku. Need inimesed, kes saavutavad edu, aga ei tea, miks nad saavutavad, üleöö sain miljonäriks, ei olnud, ta tegi ka midagi, ta ei istunud kodus, rahapatakad, tulge siia, ja siis kukkus laest, vaata. Kas sa ei usu seda, et mitte midagi tehes võib tulla see unistus või soov täituda? Kui sul on tugev ihaldus mingi asja järgi, see täitub, inimestel täitub tihtilugu see negatiivne vaata unistus. Ma tahan lihtsalt öelda, et tegelikult ka see The Secret raamat ütleb, et inimese loomejõud on nii tugev, et ka mitte midagi tehes, ma ei tahaks julgustada seda, aga mul on üks näide. Me tahtsime mingi õhtu küpsiseid vaata. No hullud tahaks, aga keegi ei viitsi poodi minna. Midagi magusat oli see, keegi ei viitsi poodi minna. Aga hullud terve perega, nagu tahab midagi magusat ja ema tuleb külla ja toob meil küpsiseid. Et see on see näide sellest, et ka mitte midagi tehes, vaid ainult nagu mõeldes võib universum asjad sättida nii, et need asjad tulevad sulle koju kätte. Absoluutselt. Aga tead, kui suur nauding on see, kui sa nagu saavutad edu nagu teadlikult mõeldes. Ja loomulikult ma olen sinuga 100% nõus, me olime reisil ja mina mõtlesin ka, et issand, peaks poisile minema palli ostma, et vanale pall läks katki, mis meil on reisipall, mida saab alati basseinis loopida. Ja see läks täiesti katki. Mõtlesin, peaks uue ostma. Siis mängisin poisiga seal edasi ja siis tuleb mingisugune inglise kutt, ütleb, kuule, kas te palli tahate, et me läheme homme koju, et mõtlesin absoluutselt, et nad lähevad täide, aga see läheb täide, sest sa oled selle peale mõelnud, on ju? Sa välja selgitad, mida sa tahad, on ju? Täpselt, sa tead, mida sa tahad. Enamus inimesi räägivad asjadest, mida nad ei taha ja siis nad imestavad, et nad saavad neid. Raha ei ole, tööd ei ole, suhet ei ole, tervist ei ole, ja siis nad mõtlevad, et surme sümptomid alla, võtame tablette peale, see ei tööta. Et see on sümptomite alla surma, mitte tervendamine. Tervendamine on see, ma teadlikult mõtlen selle, mida ma tahan olla terve.
nüüd sa tunnetad ennast tervena, nüüd sa hakkad käituma vastavalt, teed sporti, sööd, jood vastavalt asju, mitte neid, mis teeksid sind haigeks. Ja, aga nüüd sellest side note'ist edasi liigume tagasi sinu juurde, et see 2016 nii müüsid need kinnisvarad, mis edasi juhtus? Siis ma mõtlesin, et issand, kui äge oleks, ma tahaks Bobiga koostööd teha. Ja siis ma nägin, et tal tuleb New Yorgis tuleb selline sündmus nagu Modern Day Millionaire. Et Bob Proctor on peaesine, Carnegie Hallis on terve õhtu, siis järgmine päev on veel terve päev koolitus, seal on erinevad esinejad. Mina tahan tema kokku saada, ma lähen nüüd New Yorki. Naine küsib selle peale, on sul kokku lepitud kohta? Ma mõtlesin, et nalja teed, ma ei tea isegi Bobi telefonnumbritega midagi, vaata, kus ma saan temaga kokku leppida. Aga miks sa sinna lähed? Siis mõtlesin, et ma ei tea, ma tunnen, et ma saan temaga saan kokku, ma olen otsuse teinud ju. Ja ma tean, et see hetk on see, ma ei osanud talle seda seletada, aga ma tundsin, et see on see hetk, et sa tunned vahest ette ära. See on see hetk, mis muudab siin õlu jäädavalt. Ja nii ma siis ostsin oma viimase raha eest ja ütlesin naisele, et sa pead nüüd kinnisvaraga tegelema 2016 ja siis ta ütles, et mina ei hakka elu sees kinnisvaraga tegelema. 10 aastat hiljem ta tegeleb ikka kinnisvaraga ja väga edukalt Pärnus. JK kinnisvara, ma teen reklaami kohe, vaata. Ja ta armastab seda, mida ta teeb. Ja see ongi see, et ta rakendab samu põhimõtteid ehk kõike seda, mida me oleme õppinud Bobi materjalidest, tema koolitustest, ta rakendab ja see töötab, vaata, siis küsitakse, kui palju sa tööd teed? Siis kui tahan, siis teen. Korraks jälle väike ääremärku, siis läheme sinu selle looga edasi, et sinu abikaasa on siis Jaana Kivi. JK kinnisvara oli tema see, kes tahab osta müügikinnisvara. Millal tema siis pardale tuli nende samade mõtetega, kui ta alguses naeruvääristas või ütles, et tõesta, et see töötab kõigepealt. Aha. Nii et kui ma läksin, kujuta ette, et sul on 2 last, üks nendest oli aastane või? Ja siis mees ütleb, et ta läheb nüüd 2 või 3 kuuks ära, täpselt ei tea, hull peast, kuhu sa lähed, on ju? Ja siis ma mõtlesin, et mul oli $300 oli rahakotis ja lennupiletid. Ja mul on vaja elada 2 kuud New Yorgis. Päris optimistlik või hull peast tõesti, on ju? Et sa pead usaldama, vaata, et see lähevad täide sinu eesmärgid. Ja minust Steve Jobsil on hea ütlus, sa ei saa ühendada punkte vaadates ette, sa saad need ühendada vaadates taha. Ja mina siiralt uskusin, et see muudab minu elu, ja ma panustasin kõik kaardid sinna peale, vaata. Aga sul ei olnud tegelikult toetust mitte kellegi teise poolt, on ju? Sul oli ainult sisemine drive. Ja siis kui ma kirjutasin sõpradele, et kuule, et te elate seal, et kas me võime sind majutada, mõtlesin, palju tahate, sa oled meid aidanud, me aitame sind, on ju. Aitäh. Maja on olemas. Nüüd on veel vaja toiduraha, vaata. et see nagu hullumeelne selles mõttes, et sa niimoodi teed, on ju vahest, aga mõtlen selle peale, et sa pead endasse uskuma, kui sa sellist asja teed. Kui sa ei usu, ära jumala eest sellist asja tee. Sest ma olen näinud inimesi, kes ei usu endasse ja tulevad töölt ära, ja tegelikult nad lähevad pärast tööle tagasi ja nad on pettunud. See ei toiminud ju. Jaa, aga see ei toimi sellepärast, et sina ise ei usu sellesse, mida sa teed, vaata. Ja nii ma sain oma löömaja ja siis ma läksin New Yorki, siis ütlesin, et kuule, et järku teed siin terviseloengut ka, ma olin kokku puutunud tervisetoodete ja asjadega. Absoluutselt, et teeme Eesti majas, mõtlesin, mina võin vabalt koolituse teha, et teed inglise keeles, mõtlesin, kuidas tahate inglise keeles, eesti keeles, teeme inglise keeles, et siis me saame kõik oma tuttavaid kutsuda. Ja Eesti majas tegin koolitust ja seal üks naisterahvas tuleb minu juurde pärast seda, kui koolitus oli läbi. See oli vist esimene või teine nädal, kui ma olin New Yorgis. Kuule, Karmo, mida sa päriselt tahad teha? Ma ütlesin, ma tahan Bob Proctorit kokku saada. Okei. Mis okei? Võtab telefon, mõtlesin, et helistab Bobile või? Ta ei helistanud Bobile, ta helistas Bobi konsultandina, kes elas New Yorgis ja korraldas seda Modern Day Millionaire üritust. Ütles, kuule, mul on siin üks eestlane, kes tahab Bobit kokku saada, et kas sulle sobib, annan talle sinu telefoninumbri, ta helistab sulle ja siis te lepite ise kohe kohtumise kokku. Andis numbri, leppisime kokku, järgmise päeva saime kokku ja siis rääkisime seal ja siis ka, et väga huvitav vestlus oli, aga siis mõtlesin, et kuule, et kas sul on abi vaja selle, küsisin, vaata, et kas sul on abi vaja selle, sest Bob ütles alati, et kui sul raha ei ole, siis kuidas saada kokku edukate inimestega, ja paku oma teenuseid. Ja siis ma küsisin, kas sul on abi vaja, et seda nagu koolitust müüa? Oota, sorry, kordame seda veel kord, sest see on nii oluline. Palun ütle seda uuesti. Mis siis saab, kui sul raha ei ole, aga tahtmine on?
siis sa lähed, mõtled, kuidas ma saan pakkuda enda abi sellele inimesele, kelle käest ma tahan tarkust saada. See võib olla siis vabatahtlikuks minemine, praktikandid, mis iganes on ju. See on nii oluline, et ma oleks olnud poristajaks ka minema. Täpselt, alati võimalus on ju, et ma arvan, see on koht, mida oli vaja rõhutada. Ja et inimesed lihtsalt nagu tahaksid kohe raha saada, on ju. Mina isegi ei mõelnud raha peal, ma tahtsin aidata, sest ma uskusin, et see on nii äge üritus, ma tahan aidata seda müüa, vaata. Ja nii ma käisin siis seal mingid expod ja mis on Ameerikas hästi popid on, siis kõik tulevad kokku, tutvustavad oma teenuseid ja tooteid on ja niimoodi ja siis käib meile tulk rahvast läbi. Ja ma käisin niimoodi ja tutvustasin siis seda asja niimoodi. Et tuleb Modern Day miljonär ja käisin seal ringi ja piletid olid taskus, sai müüa kohe, vaata. Ei olnud mingi kaardiga maksed, ainult sulas. Ja need piletid ei olnud 100 €, nii et kes tahtis, see maksis kohe ära, vaata ilusasti. Palju üks pilet maksis? Seal oli VIP-pilet ja oli tavapilet, kas $490 järsku oli või? Et siis põhimõtteliselt enamus andis 500 ja ütles tagasi pole vaja. Noh, sealt sai natuke söögiraha ka vaata, 10 € või dollarit. Aga... Sul õnnestus müüa 10 piletit siis sellel üritusel ühe päevaga või? Ei, ma sain natuke rohkem selles mõttes, et ma ei kujuta ette palju, ma neid müüsin selle 6 aja jooksul, ma isegi ei mäleta. 6 aja jooksul, see oli pikema perioodi jooksul. Et sellest hetkest me leppisime kokku, ta andis mulle piletid ja hakka müüma, vaata nagu. Ja siis ta kutsus mind igal pool kaasa, ütles, et sinna, kas sa saad sel päeval sinna tulla, sel päeval sinna, graafik, kuhu minna, mis päeval, mis kell, vaata. Ja siis ise metrooga seal seiklesid nagu. Aga eriti äge oli must see, et siis ma nii-öelda seal toimetasin ja siis sõber üks päev, kelle juures ma ööbisin, tuleb, et kuule Karmo, et meil töötaja ei ilmunud välja täna. Et kas sa saad appi tulla? Ma ütlesin, et absoluutselt, et sina ju majutad, ma tulen sul appi. Aga ja siis terve päeva tegime koristamistööd muideks Manhattanil luksuskorteris. Ja siis mõtlesin, issand, millised sead need ameeriklased on. Päriselt ka nagu, et kuidas saab nii must olla korter? Me küürsime seda ja siis me käisime siis niimoodi... Okei, lihtsalt nagu superäge, lihtsalt jälle superäge, et nagu ei löö nagu selles mõttes kätte ette mingi teise töö ees, et ma tahan seda olenevat sellest, et sa oled täiskasvanud mees, on ju, sa lihtsalt lähed ja teed selle ära ja see ei ole see, et üks töö on nõme ja teine ei ole, vaata, töö on töö nagu, et kõik on äge suhtumine päriselt. Võta seda kui võimalust ja mina võtsin seda, et see ongi, et ma saan talle tagasi anda, vaata. Aga korraks veel sinna Manhattani luksuskorterisse, et kas sul seal tekkis ka siis mõte, et vau, et okei, see mustus ja räpasus nagu kõrvale jätta, et aga selline elamisviis on tegelikult võimalik. Ei tekkinud seal seda või? Sest üldse see New York ja Manhattan mulle ei tekitanud sellise, ma tahaksin seal on nagu kitsas ja selline palju rahvast ja... Esimene päev ma tundsin, ma läksin sinna Manhattanile, et siis Fifth Avenue ja mis seal on. Ma olin nii väsinud, ma läksin Central Parki ja magasin seal. Päriselt, kui ma olin nii kutusest rahvamassist, see on ju nii palju kuidas see on siis, segast energiat, vaata. Ja see energia, kui sa nagu natukene juba energiatest aru saad, siis sa tunnetad seda ja sa oled nagu mõnes kohas hakkab nagu sügelema, vaata. Siis ma läksin lihtsalt Central Parki ja mõtlesin, et kui mind aetakse üles ja öeldakse kuradi kodutu, mis sa siin teed, siis ma tõusen ja lähen ära, aga keegi õnneks ei ajanud, nii et ma magasin seal natukene ja siis tõusid nagu puhanud, et tegelikult see on väsitav. Minu jaoks on selline rahvarikkad kohad väga väsitavad. Muidu kui inimene kohaneb kõigega ja see parim point oligi see, et kui me lõpetasime selle töö ära, siis ta järgmine päev ütles, et kuule Karmo, et siin on natuke sul taskuraha ka, et sa meid aitasid. Ma ütlesin, ega ma sellepärast ei teinud. Ma tean, et sa ei teinud sellepärast, aga me just nagu imetleme seda, et sa nagu ütled, ei, ma ei tule, vaata, et koristama, mis asja nalja teete. Nii et mõtlesin, et kui sul abi vaja on alati anna teada, nii et 2 kuu jooksul ma tegin nii mõnegi koristamistöö seal. Et sul tekkis võimalus tegelikult lisaraha nagu saamiseks on ju? Ja see oli nagu lahe, et siis oli samamoodi kuskil metroos ja seal inimesed nagu kerrivad, Tegelikult pärast ma sain teada, et need on siis makstud kohad, kus inimesed kerrivad ja nii edasi. Ma ei mõelnud selle peale väga selles mõttes, et ma ei teadnud seda. Inimene küsib, et ma annan talle $3. Andsin need raha ära, siis lähen poodi, hakkan maksma. Kus ma raha on? Mul on $3 järgi. Aga kus $300 on? Ma olin siin $300 talle andnud. Nii. Ja siis mõtlesin ka, et vana Karmo oleks väga tige olnud, uus Karmo ütles, et ju tal oli seda raha siis rohkem vaja kui mul. Ja järgmisel päeval pakuti jälle tööd, vaata. Nii et see ongi, et ära stressa, go with the flow, usalda protsessi.
aga sul käis sellel hetkel seest ka läbi, et sa olid tõenäoliselt asjad lindile pannud, midagi välja valinud ja sul ei olnud siis tegelikult maksta. Õnneks mul oli see krediitkaart oli. Ja sa said ikkagi oma ostud ära teha. Ja ma sain oma ostu teha, aga see oli nagu selline selline tõesti mustadeks päevadeks see kaart on. Aga siis mõtledki, see on praegu vaja. Aga sul oli esmane reaktsioon, oli kohe positiivne või tegelikult korraks käis nagu see ka läbi? Üldse ei käinud. See oli lihtsalt, ma hakkasin naerma. Kas sa midagi, mis on? Mõtlesin, kellegi oli rohkem vaja raha kui mul, nii et ma andsin talle $300 ja jätsin omale 3, aga õnneks mul on kaart. Tema hakkas ka naerma, et sellist suhtumist ma tahaks rohkem näha. Okei, et see näitab, et sa olid tegelikult päris mingi hetkeni päris palju juba tööd teinud oma mõtteviisiga oma programmi, nii-öelda. Et mõtle, et tegelikult ju 2012 ma hakkasin koolitama ennast nagu ise harima, 2016 teadlikult koos Bobiga tegelikult, siis ta ei olnud veel minu juhendaja, ja tegelikult see muudab inimest, vaata. Ja just see süsteemsus asja juures. Nii et, ja siis, kui olime see hetk hakkas kätte saama, et tõesti see koolitus hakkab, siis see korraldaja ütles, et kuule, Karmo, sa oled nii head tööd teinud, et sa saad siin nagu väikse rahalise hüvitise, aga siin on veel sulle, et sa võid sõpru ka kutsuda mingisugune, ma ei mäleta, X arv pileteid, vaata nagu. Nii et siis need, kelle juures ma ööbisin, siis ma sain need ka kutsuda, et nad ei pidanud maksma selle eest. Siis nad ütles ka, et issand, kui sa et siis põhimõtteliselt 500 euro või dollarina kinkekaart on. Mõtlesin, et tegelikult mind majutanud ju 2 kuud ju. Et tegelikult see ongi nagu see, raha ei pea kogu aeg vahetama, et sa võid ju pakkuda teenuseid, tooteid, asju. Energiavahetus, just. Ja nii, et me läksime sinna koolitusele ja siis mõtlesin ka, et homme ma saan tema kokku. Korrald ütleb, sa ei saa tema kokku, ta tuleb oma charteri või see eralennukiga, mille ta on siis charterisse võtnud, ta läheb sellega ära, ta ei räägi kellega, ta ei tee pilti. Ma vaatasin talle otsa, sa ikka veel ei saa aru, mida sa õpetad. Lõi käega, läks minema. Aga mina olin mõtte pähe võtnud, vaata. Nii et hommikul ma läksin vabatahtlikult, pidid olema kell 7 kohal, mina läksin kohale sinna hotelli, mitte kedagi pole, tüüpiline Ameerika, vaata, õigeks kellaajaks ei jõuta. Ja siis ma kell 8 läksin sinna suurde saali, et mis ma siin ikka passin, jõin siis kohvi oli olemas, võtsin võileibu, mis olid olemas juba, läksin suurde saali ja seal oli Bob Proctor, üksinda. Et suures saalis olite siis teie kahekesi? Jah. Juhus või? Ei ole juhus ju. Ma olin manifesteerinud seda hetke oma ellu, vaata. Kuidas siis oli, kui see hetk oli käes ja sa nägid, et tema oli seal, kui nagu mugav või julge oli siis läheneda või? Väga hea, see on ikka nagu, kas võib segada, võib-olla tal on oma rutiin, vaata, et enne esinemist või. Ei, tule, siis me rääkisime natuke jutte, siis mõtlesin, ma tahaks pilti ka tegelikult pärast sinuga teha, et keegi teeks meist nagu pilti, et ei ole mingi selfie, vaata. Okei, siis ta kutsusin, ma ei näinud üldse, assistent oli kuskil taganurgas, see tuli sinna, et kui me hakkame ära minema siit Sandiga, et siis mine tema juurde, et lähme taha ruumi, teeme pilti koos, vaata. Ja siis, kui esinemine lõppenud, ta oli ilusasti seal lava peal ja siis see assistent tuli minu juurde, siis see, kes korraldaja, see nägi, mis nüüd on. Kuule, Karmo, et lähme siis. Mida? Nii et me läksime taha ruumi ja mul on pilt siiamaani alles sellest, siis ma saatsin talle pärast, et näed. Sa jagad seda informatsiooni paremini kui mina, vaata, et oskad kasutada nagu. Aga lähme korra sinu ja selle Bobi vestluse juurde ka, et mida te siis omavahel rääkisite? Kas sa mäletad ka või mida sa siis tundsid või kas tema juures oli siis mingi teine energia või? Rahu. Enesekindlus ja rahu. Ma ütlen alati, edukate inimeste juures on enesekindlus ja rahu, vaata. Nad ei ole kunagi pinges selles mõttes nagu närvilised või kohe on vaja midagi. Läks metsa, teeme edasi, Aga need, kes on sellised väiksemad mõtlejad, nendel on kogu aeg pinge peal, vaata. Nagu närvilised? Jaa, närvilised, et nad kogu aeg midagi ei tegemata, midagi vaja teha, Sul on delegeeritud, teised inimesed teevad, sina ei pea närveerima. Ja siis ma küsisin, siis ta küsiski, et sa tahad ju paremaid tulemusi, ma ütlesin absoluutselt, Siis on 2 küsimust, millele sa peaksid oskama vastata. Esimene on, kes sa oled? Kes sa oled, Kui ma küsin sinu käest, kes sa oled? Oi, mina on suur armastuse pall. Suur armastuse pall, väga hea. Mina ütlesin, et Karmo oleme, see on Karmo Kivi, Ei, see on sinu nimi. Kes sina oled? Ettevõtja. Ei, ma ei küsin tiitlit, ma küsisin, kes sina oled? Siin mõtlesin küll, et 82 või palju ta siis oli, et kas ta on seniilne või? Siis ta see Selles ongi probleem, inimesed ei saa aru, kes nad on, aga nad tahavad paremaid tulemusi.
mis see teine küsimus oli? Kes peab muutuma, et see tulemus tuleks? Kes sa oled ja kes peab muutuma, et see tulemus tuleks? Kui me nüüd küsime uuesti, vaata alguses sa jõudsid selleni, et sa oled õpetaja. Kas oled saanud ka mingisugust, võib öelda spirituaalset kogemust sellest, kes sa tegelikult oled? Ma ei oska seda niimoodi sõnastada spirituaalselt. Või nagu selles mõttes, et võib-olla see spirituaalne on teine, aga ma mõte on selles, et mitte nagu mõtestatud läbi, kes sa oled, aga ka nagu kogemuslikult selle, kes sa tõeliselt oled. Ja ma olen väga näinud ennast suurtel lavadel ja ägedates seltskondades ja ma olen ka ise kogenud juba oma elus, vaata, et olnud niimoodi lavadel. Et see, ma tunnen, et see on nagu minu teekäija, vaata. Et sina ikkagi võtad kokku selle kui õpetaja? Jaa. Et inimestel on erinevad rollid, vaata, elus. Aga mina ütlen küll, et me saame ise neid rolle ka valida teatud mõttes. Kuidas sa nagu tead, et see õpetaja roll on sinu roll, et sa nagu, kuidas sa tunned ära selle? Sest ma tunnen siirast rõõmu, kui ma näen edulugusid. See on kõige parem auhind on see, mitte rahaline auhind, vaata, vaid see, et sa näed, et teine inimene päriselt on läbi löönud. Kujuta ette, kui inimene tuleb, ta on õpetaja koolis, ta alustab oma ettevõtet ja ta ehitab üles omal 15 000 eurose igakuise sissetulek ja rohkem ka õpetaja ametist. Või inimene, kes on... Kas see on sinu kliendi lugu või? Inimene, kes on üle töötanud ennast ja lebab haiglavoodis ja juhuslikult näeb Karmo ühte videot, võtab minuga ühendust ja 6 aastat hiljem on ta 1 miljoni ettevõttest 10 miljoni ettevõtte, ta reisib ümber maailma oma perega ja tegelikult tal on rohkem aega kui alles varem. Ja tervis on ka korras. Et arstid ei saa aru, et kuidas saab olla selline paranemine? Kas sa oled lugenud ka Luule Viilma raamatuid? Ei ole. Okei, hästi. Et ma olen lugenud, ma arvan, vähem raamatuid kui enamus inimesi, kes tegelevad enesearenguga. Aga ma ei loe raamatut, ma rakendan raamatut. Ehk ma võtan raamatu ja üksi pulki töötan selle läbi. Et sa juba tõid ühe raamatu, vaata Think and Grow Rich, Napoleon Hill, jah. Mis oleks võib-olla siis, kui raamatutest rääkida, et näiteks ütleme top 3 raamatut inimese elus, kes tahab päriselt muuta oma elu? Suurelt mõtlemise maagia. On kindlasti üks väga hea raamat. Ja ta ütleb ilusti mõelda suurelt, mõelda väikselt nõuab sama palju pingutamist. Tulemused on täiesti erinevad. Ja minu üks lemmikutest on ka rikkaks saamise teadus. Science of getting rich. Ja inimene võib mõelda, issa, ma ei taha ju rikkust ja mida iganes. Aga me kõik tahame tegelikult raha. Kes ei taha rikkust? Nagu, kes ei taha? Need, kes on endale maha müünud idee, et vaene olla on ka hea. Kes ei tahaks seda, et ta ei peaks olme raha probleemidega tegelema või et ma ei tea, sõbrad lähevad reisile, et ma saan iga kell kaasa minna, kui ma tahan, et ma ei pea mõtlema. Ma ei tea sellist inimest nagu tegelikult, et kõik tahavad, aga võib-olla keegi julge seda isegi välja öelda. Nad ei julgegi välja öelda. Sest ma mäletan seda hetke, kui ma ütlesin oma ühel tuttavale, et kuule, et rendime charterlennuki ja kutsume ta Pärnusse, et lähme siit reisile. Ta on miljonär. Ma pole kunagi selle peale mõelnud. Millal me selle ära teeme? Saad aru, et ütleski, et seda peab ükskord elus kindlasti oma lubama. Aga ma ei ole isegi selle peale mõelnud. Sest me ei mõtlegi niimoodi, et mida me päriselt tahame, vaata. Mõni võib mõelda, et issand Karmo, mis asja sa poosetad, on. See ei ole poosetamine, see ongi, et ma tean, mida ma tahan. Ja ma tean, et ma ei võta kellegi käest raha ära selleks, et seda teha, vaid ma annan loom väärtust. Seal on nii suur vahe inimestel. Inimesed lihtsalt näevad mingit, et oi, vaata, ta poosetab seal, ma ei tea, sõidab Ferrari või BMW või mis iganes asjaga. Tegelikult see inimene on midagi teinud. Tavaliselt ta ei ole lihtsalt seda saanud niimoodi, et keegi endale kinkinud selle. Ja see oleks ka fine, kui on kinkinud. Ja siis on selline vahva film, on see Õnne otsingul, vaata Will Smith, ma ei tea, kas sa oled näinud. Ja seal, kui see Ferrariga vend sõidab siin ette, siis tal on, Will Smith läheb sinna ja mul on sul 2 küsimust. Mida sa teed ja kuidas sa teed? Ja pärast hakkab seda, lähebki praktikandiks samamoodi tasuta tööle. Naine jätab ta maha, sellepärast, et ta läks praktikandiks, tal ei ole raha justkui enne, et elada. Ja tegelikult see on nagu kurb ja õnnelik film ühes hetkes, aga see on nii õpetlik film. Ütle selle filmi pealkiri veel võib-olla siis... Õnne otsingul, Pursuit of Happiness. Ja et võib-olla keegi vaatab seda nüüd nagu teise vaatevinkliga on ja et sellest, et kui temal on see võimalik, mida ma siit saan nagu enda jaoks võtta, õppida sellest. Just, et see on tegelikult nii õpetlik, et ongi, et
sa teed mingit asja, see ei lähe nii, nagu sa tahad, on ju, siis sa küsid eduka inimese käest, mida ta teeb ja kuidas ta teeb, siis sa näed, et seesama firma otsib omale siis praktikante põhimõtteliselt, on ju, ja ta kandideerib sinna. Ehk ta läheb põhimõtteliselt tasuta tööd tegema, nüüd ta peab leidma moodused, kuidas saada raha, et siis toitu omale saada, sest seal talle ei maksta midagi. Ja sa näed näguripäevi esialgu selleks, et sa saaksid pärast nautida seda edu, mida teised ei saa, vaata. Et see ongi sama, et no mis asi on ettevõtlus, on ju? Või kes on ettevõtja? Mina ütlen, et ettevõtja on inimene, kes raha eest lahendab teiste inimeste probleeme, on ju? Kui hea. Ja teine tõlgendus, mis mul väga meeldib, on see, et ettevõtja on inimene, kes on aastaid nõus elama nii, nagu mitte keegi teine ei ole, selleks, et pärast elada nii, nagu mitte keegi teine ei saa. Sest inimesed on nõus käima 8-5 tööl, ärge nüüd solvuge palun minu peale, aga sa oled müünud oma unistused maha mingi rahasumma eest, see võib olla 1000 eurot, see võib olla 2000 eurot või 5000 eurot. Vahet ei ole, mis see summa on. Paljud poliitikud on maha müünud ennast väga odavate rahade eest, ja viivad ellu teiste inimeste unistusi, mitte enda omasid. Sellepärast, et raha on nii magus, vaata, mida sa saad. Et kui sa teed asju raha pärast, siis tegelikult sa oled vastuolus iseendaga lõpuks. Ja rõõmu ikka ei tunne. Et pigem tehke asju, mis panevad omal silmad särama, on ju. Mina siin selle kontseptis ei välistaks üldse palgatööd, et ka Absoluutselt keegi teine mitte. on loonud sulle unistuste töökoha, mis on täpselt nagu see, mida sa tahad teha, kus sa saad väärilise tasu ja pluss sa annad väärtust teistele edasi. Et ettevõtlus ei ole minu meelest ainuke viis, nagu kuidas täita enda unistusi, et kõik inimesed ei tahagi olla ettevõtjad, aga see ei tähenda, et nad ei ole loojad sellel ametikohal, kus nad on. Kui sa teed seda, mida sa teed südamega, Ja. siis tee seda edasi. Kui see annab sulle selle elustiili, mida sa saad, on ju, või tahad. Aga kui sa teed oma asju südamega, on ju, ja kuu lõpuks pead ikkagi vaatama, mida maha müüa selleks, et laua peal süüa saada, on ju, siis järsku oleks aega hakata tegema seda asja, mida sa teed teistmoodi. Ja siin on nagu küll hea point, et mida sa saaksid teha nii või siis nagu mõelda välja, millised on need piiravad rahauskumused, mis sul nagu seni on, et miks su sissetulekud ei tõuse, sest ega palk ei ole ainuke võimalus, kuidas sissetulekut saada, kui me räägime ainult rahast praegu. Ja, et mõtlengi, et raha on üks asi ainult unistuste elu juures, ma ütleks selle peale. Tegelikult sa pead olema kooskõlas iseendaga, on ju, tundma elust siirast rõõmu ehk olema tänulik sellest, mis sa teed ja rõõmu sellest, mis sa teed. Ja nüüd sa elad täisväärtuslikku elu. Kui sa loed seda Napoleon Hilli, siis ta ütleb ilusasti, et haritud inimene ei ole ilmtingimata see, kellel on palju erialaseid teadmisi. Haritud inimene on see, kes on arendanud oma mõistuse võimeid nii, et ta võib elada sellist elu, nagu ta täpselt tahab. Ehk minu arust on see nii hästi kokku võetud ja enamus inimesi ei tea, mis need mõistuse võimed on, on ju. Ehk meil on 6 kõrgemat võimet, millest enamus inimesed pole kuulnudki, on ju. Ja siis nad imestavad, et kuidas ma ei saa soovitud tulemust. Sest ma mõtlen, kui ma käisin ka palgatööl, ma alati saavutasin selle, mida ma tahtsin, on ju. Et kui ma lõpetasin merekooli, siis mõtlesin, okei, ma teen selle, mõtlesin, et ma ei viitsi merd sõita, vaata. Aga siis ma vaatasin neid palganumbreid ja mõtlesin, et ma lähen ikkagi sõidan merd, ma saan natuke raha, on ju. Ja siis ma tegin otsus, et ma sõidan ennast vanem tüürimeheks, on ju. Ja siis ma tulen ära. Ja ma tegin 4 aastaga vanem tüürimeheks ennast, sõitsin välja. Ja seal firmas, kus ma olin, Finlines tol hetkel, mõtlesin, et kas siin on ka mingit edutamist lootust, ta ütles, et ei, ma ei usu väga praegu, on ju. Ma olen selge, et tšau siis. Ja siis juhuslikult sõitsin Saaremaale ja seal oli kapteniks oli üks Viktor, kelle juures ma olin kunagi praktikal olnud merekooli ajal. Kuidas sul, Karmo, läheb? Mõtlesin, et väga hästi, et tegin siin 6 aega tagasi just vanem tüürimehe diplomi ära ja siis tahtsin vanem tüürimeheks, aga ei tahetud võtta kohe, et kogemust pole. Sul on vanem tüürimehe diplom juba olemas. Ma mõtlesin, et jah. Kuule, meil on seal Hiiumaa liinis praegu kriis, sinna on vaja ühte vanem tüürimehest. Mõtlesin, kui palganumbris kokkuleppele jõuame, siis ma võin seal sõita ja mul pole vahet, vaata. Mis sa tahad? Niimoodi küsiski minu käest. Ütlesin oma numbri ära. Palju sa küsisid siis? Tol hetkel oli 19 000 Eesti krooni. Mis see eurades umbes teeb? No nüüd on see, võta niimoodi, et elukallidus on tegelikult tõusnud 10 korda. Ei, kindlasti, ma tean, et see ei ole võrreldav, aga kui me mõtleme aastaga 2000, mis oli siis? Tol hetkel
ütleme nii, et tavaline Pärnu töötaja... ei, see oli ju enne 2011 aastat. See oli amma, siis tavaline Pärnu töötaja sai, ütleme, 2,000–4 000 Eesti krooni sai palka. Ja siis on ikkagi meeletult palju rohkem, jah. Ja pilgutamаттagi öeldi, et jah või? Siis ta ütles, et ma räägin kohe siin tegevjuhiga. Tõnis Rihk oli minust tol hetkel, kui ma õieti mäletan, ma võin valeta ka, aga ja siis ta helistas talle, leppisid oma vahel kokku, seal ütles, et mine kontorisse ja kirjuta paberile alla. Ma läksin sinna kontorisse, siis selle personaliosakonda, sest kõik pidi ette valmistatud olema, siis vaatasin palganumbrit 9000. Mõtlesin, et üks on puudu eest. Meil ei saa keegi nii palju palka. Mõtlesin, ma ei tea, mine räägi Tõnisega, et temaga on kokku lepitud. Vabandust. Anti uus paber. Et noh. Ja, et pidid ikkagi nagu veel korra enda eest seisma, on ju? Ja, et ma teadsin, mida ma tahan. Mõtlesin, et ega minul ei ole kiire, et ma ei pea teile tööle tulema. Mul raha on, vaata. Kuule, aga lähme nüüd korraks sellest ajast nüüd siia, praegusesse 2016 on ju, siis sa hakkasid neid rakendama, siis sa tegelesid kinnisvaraga. Kus sa nüüd peale kinnisvara edasi jõudsid? Siis oligi, et kuna sa töötas nii hästi kinnisvaras ja siis kui ma võtsin Boobi omal juhendajaks, on ju. Ka nagu üks-ühele juhendajaks või? Ei, selles mõttes ma ei jaksanud miljonit maksta tol hetkel. Aga täna jaksad miljonit maksta või? Täna mõtleks, et okei, ma olen raha kokku võtta. Et sa leiaksid selle võimaluse, et sa täna, kui Bob Proctor oleks elus, sa võtaksid ta üks-ühele coachiks miljoni eest? Absoluutselt. Et tol hetkel kokkulepe oli grupi juhendamine, materjalid, asjad, on ju. Aga ütles ka, kui on head tööd teed, nii-öelda, siis saime need õhtusöögid asjad, vaata, kus oli see mingi 10 inimest võib-olla või? Et ühisele õhtusöögile siis temaga ja siis... Väiksed boonused tulid juurde, vaata. Tol hetkel oli see summa selline 30 000 eurot või ei, dollarit oli tol hetkel, jah. Ja aga ega mul seda raha ka ei olnud. Siis ta ütleski, kas sa tahaks, et me teeksime koostööd, mõtlesin, et absoluutselt, on ju. Ja siis ütles, et ja nüüd sa mõtle, et sul ei ole, et mis summa ma küsin, on ju. Ta oli väga hea, sa loed energia väljast, vaata seda asja kõike. Mõtlesin, absoluutselt, ta ütles ainult, kas sa tahad minuga koostööd teha või ei taha? Ma ütlesin, muidugi tahan. Kas me oleme siis kokku leppinud? Ma ütlesin, et jaa. Nüüd sul on otsus tehtud. Mis kuupäevaks sa raha kokku saad, on teine küsimus, on ju. Mis kuupäeva sa paika paned? Ma ütlesin, et jaanuar vist 2017, siis kuupäev ja ma ei mäleta täpselt, mis see kuupäev oli. Ja siis ma tundsin, mul käsi värisema, vaata, selge läheb igiseks. Sest mul ei olnud seda raha. Tulin koju siis tagasi lõpuks ja siis saadab pankadesse, et laenu saada või mida iganes, on ju. Kõik saadavad eraettevõtja lollale, sellist summat me ei anna niisama midagi, on ju. Mis sul tagatiseks on ja mida on Jüri korter ja rendi auto või see jumalaks palju tagatiseks. Aga siis ma ei andnud alla nagu ja siis mõtlesin, et löögastunud hetkel tulevad parimad mõtted, vaata. Kütsin sauna soojaks, läksin sauna. Siis mul tuli meelde üks inimene, ta on investor. Kui ma räägiks talle, et kas ta oleks nõus investeerima minu ettevõttesse raha selleks, et ma saaksin Boobiga koostööd teha, et mis ta arvab sellest mõttest ja siis, kuna Boobiga oli juba tolle hetkel ka räägitud, et kui ma nagu tahan ja järsku ma hakkaks seda Eestis esindama, siis mõtlesin, et kõlab nagu plaan. Tulin saunast välja, helistas, ma ei tea, mis see kell õhtul oli, ma arvan, et ta vaatas, et lollen. Aga mul oli telefoninumber olemas, ta ütles, et ma olen Eestis nädal aja pärast, et saame siis kokku. Sõitsin Tallinnasse, saime kokku, rääkisin idee ära, ütles, et me oleme naisega osanikud ettevõttes, ma pean naisega läbi rääkima, kas ta on nõus investeerima sinusse niimoodi. Järgmine päev helistas, kui ma rääkisin naisega ära, et Egle oli väga nõus. Läksime notarisse, tegime lepingud kõik ja 3 kuud hiljem maksin ta, 3 aastat hiljem ostsin ta ettevõttest välja, kokku lepitud summaga ja ma olen talle siiamaani tänulik, sest kui tema poleks uskunud minusse nii, nagu mina uskusin, kui ma lähen Boobiga kokku saama, siis ma saan oma elu asjad korda. Nagu. Tema uskus, et ma viin selle asja ellu ja tema saab oma investeeringu tagasi. Nii et selles mõttes piisab ühest inimesest, kes usub sinusse selleks, et sa saaksid oma unistusi täide viia. Ja mul on küll ja küll inimesi nende aastate jooksul tulnud coachingusse, kes on laenanud selle raha kellegi käest, kes on uskunud temasse, vaata. Kes on maha müünud oma mootorrattaid või autosid või vahet ei ole. Peaasi, et saaks tulla, vaata. Bob Proctor oli väga müügimees.
Muidugi. Väga hea, et niimoodi sa ei lase seda klienti peost ära ennem, kui ta pole teinud otsust, et geniaalne ju. Aga sa tunned ära, kas inimene on valmis või ei ole. Muidugi, ja kui palju ta seda tahab. Just. Ja kui ma olin seal online koolitusel ära käinud, siis loomulikult sul on ju meili aadressi oled jätnud sinna selleks, et registreeruda ja nii edasi. Siis tulid ka sealt meilid, et lepiks kohtumise kokku ja siis keegi tema müügimeestest siis on seal telefoni otsas ja siis proovivad ka mingid kursused asju sulle pakkuda ja siis nad küsisid vist 6000 või mingi asi, mõtlesin, et liiga kallis on. Ja no siis millal võib uuesti sulle helistada, mõtlesin, et millal iganes soovid et iga kord oli vastus liiga kallis, vaata. 6000 oli liiga kallis, 30 000 oli okei, vaata. See sõltub ju, Et see ongi see, et sa tunned ära, kas üks tahab müüki või teine siis ikkagi nagu päriselt ise tunnetab, et ta suudab sind aidata, vaata. See on nii suur erinevus. On. Sa rääkisid päris 2 ägedat oma klienti edulugu, on ju. Mis juhtus nüüd 3 aastat hiljem, et sa said selle investeeringu tagasi maksta, et kuhu sa olid jõudnud või millised tulemused sul siis olid tulnud? Ma arvan, et ma olin ikka jõudnud. Mis aastast me räägime? 2017, see pidi olema siis 2020, 2019 kuskil. Et siis sa maksid investeeringu tagasi, 19 olid maksud hiljem tagasi. Ja siis oli ikkagi juba aasta käive üle 200 000 seal ühe mehe ettevõttena. Et ei ole üldse paha, vaata. Ja mul oli aega reisida ja perega olla ja... Mida sa siis tegid? Kas sa müüsid endiselt ka veel kinnisvara? Naine müüs, mina tegelesin ainult coachingu ja koolitustega juba tol hetkel. Aga mis hetkel sa läksid coachiks õppima? Et see oligi loomulik jätkvata, kui sa ise saad tulemusi. Siis mõtlesin, et see asi töötab nii hästi, et tegelikult oleks vaja Eestis, sest ma olin Eestis käinud koolitustel ja rääkinud inimestega. Süsteem oli puudu tegelikult. Et käin ühele koolitusele, lähen teisele koolitusele. Aga mul on vaja järjepidevat, see on nagu ma ütleks treening, kava, jõusaalis, vaata. Et sa pead tegema mingi aeg, mingi rütmi järgi, nüüd kui sa oled saavutanud tulemuse, nüüd vaadatakse üle, tehakse sul uus kava. Ja coaching on täpselt sama asi tegelikult. Sa alustad mingist punktist, sul tehakse kava valmis, on põhimõtteliselt sul on olemas see, nüüd analüüsitakse ära, pannakse uus eesmärk, uus kava. Et selles suhtes minust see nagu coaching on selles mõttes ikkagi kõige efektiivsem moodus saavutada tulemusi väiksema pingutusega. Sest ilmselgelt on kindlasti sportlasi, kes võib-olla on tippu jõudnud iseseisvalt. Aga enamus sportlasi on sinna jõudnud, kas nende vanemad on eeskujuks olnud, kas nendel on head juhendajad olnud, keskkond, mis toetab, et väga vähe on need, kes lihtsalt tulevad, ma ei tea, Agulist ja siis ütlevad, ma tulen olümpiavõitjaks ja üksinda teeb ja tuleb olümpiavõitjaks. Ma ei usu no neid on ka selles mõttes, et kui sina sisemiselt tahad, siis see on võimalik, aga nagu tegelikult ka siin podcasti alguses ütlesid, et koos on kindlasti kergem. Ja sa ei kolista läbi neid ämbreid, mida see inimene on juba läbi kolistanud, vaid sa lähedki selle toimiva süsteemi pealt, pluss sul on pidev toetus, innustus, kannustus taga, et keegi usub, sa suudad seda ka sellel hetkel, kui me vahepeal oleme nagu nii näoli puris, et me arvame, et nüüd on kõik, et ma enam ei suuda, siis tegelikult see teise inimese nii-öelda laenatud usk paneb jälle sinu nagu särama. Absoluutselt, Poob ütles ilusasti, kui sa ei usu endasse, laena minu usku sinusse. Ja ma olen öelnud kõigil nendel inimestel, keda ma olen juhendanud nende aastate jooksul, kui sa ei usu endasse, laena minu usku sinusse, ma tean, et sa suudad seda vaata. Räägi nüüd edasi, et on aasta 2019-2020, mida sa nagu nüüd on 2026 ja mida sa siis need viimased 6 aastat oled teinud? Ma olengi teinud koolitusi, seminare, põhirõhk on coachingul olnud. Ehk inimesed, kes tahavad ka oma elu muutust, saadavad mulle, lepivad aja kokku, saame kokku, vestleme, vaatame ära, kus nad on. Kui ma tunnen, et ta päriselt on valmis pühenduma, siis hakkame koostööd tegema. Kui ta ei ole valmis, siis ma saadan ta ise õppima meile. Küll, et ma annan talle õppematerjali, aga ta peab olema päriselt valmis investeerima endasse raha ja aega. Sest sul ei ole mõtet maksta kellegile 15 000 eurot ja siis mitte midagi teha. No see on nagu mõtet aja raiskamine. Ja see peab olema kahepoolne klapp ja see klikk peab ära käima. See on nagu hea suhe, vaata. Selleks, et oma elukaaslasega oleks hea suhe, peate rääkima, ausad olema ja mõlemad peavad tahtma, et see suhe töötaks. Kui üks kogu aeg süüdistab teist, siis see suhe ei saa töötada vaata hästi. Ja mina olen ju näinud aastate peale, et see, mida ma olen õpetanud, töötab väga hästi. Ja kui mõni ei saa tulemus, siis ta lihtsalt ei tee seda süsteemi järgides tööd iseendaga.
ja see on see nagu noh, see on nagu personaaltreener, ta teeb sul jõusaali kava on ja käib sinuga nädalas korra seal on ja näiteks. Aga ülejäänud ajaks sa pead ka käima. Ei piisa, et sa nädalas korra käid. Ja siis kõige ägedam on see, muidu kui sa läheksid personaaltreeneriga, lähed jõusaali, treener ütleb, kuule, et ma näitan sulle ette ja siis sa vaatad, istud seal kõrval, sööd oma hamburgerit ja ütled, okei, mul on väga hea, tee sina täna trenni, ma vaatan pealt. Treener ütleb, et kuidas sul tulemused tulevad? Ma ei tea. Sa tahad tulemusi? Nojah, siis sa pead ikka ise tegema, vaata. Ma olen alati öelnud inimestele, et mina saan juhendada, aga sina pead tegema, vaata. Et coaching on selline asi, kus coach ei tee sinu eest asju ära. Sa pead ise tegema. Jah, et see ei ole nagu lapsele. Ja, et ka lapsel, mina ei tee lapse eest ära asju, mida ta oskab ise teha, mida saab ise teha. Ma õpetan teda ise süüa tegema ja mul on 11 aastane, ta oskab ise süüa teha omale. Ta ei jää sinna pliidi kõrval nälga või külmkapi kõrvale. Et ma ei tea, noh. Karmo, millised on sinu täitunud unistused? Juba see, et ma sain Bob Proctoriga koos tööd teha. Täna just tuli mul teada, et 2018 ma sõitsin ka samal päeval, nagu täna ma sõitsin siis Torontosse, et tema kokku saada. Ja kuna lend jäi hiljaks, siis ma läksin otse lennukist suurte kohvritega restorani, kus meil oli õhtusöök. Nii et see oli üks unistus ja siis kui ma alustasin Bobiga koostööd ja rahavood kasvasid ja see oli nagu, mis on järgmine unistus, mõtlesin, ma tahaks temaga laval olla. 2017 põhimõtteliselt, ütleme siis 2016 leppisime kokku, 2017 hakkasime tegema koostööd ja 2019 siis ma sain sõnumi Bobilt, et kuule, et sa oled välja valitu, et tuled minuga siis LA-sse lava peale. Sa oled välja valitu. Sest meil oli mingi võistluse contest nagu seal nagu siis tema firmas. Aha. Ja siis ma vaatasin seda edetablet, ütlesin, issand, päris selliste tulemustega saab mingi hea nagu võimaluse kuskil. Ja ma panin energia sinna taha, tegin tegevuskavad, asjad on ja sest nii kaua kui Bob elas, ma esindasin Proctor Gallagher Instituuti lõpuks Eestis, vaata. Aga kui Bob ära suri, siis meie koostöö lõppes Proctor Gallagher Instituudiga, sest Sandy Gallagher, kes on siis kaasasutaja, tema energia ei ole see, mis Bobil, tema on nagu ütleks, et rohkem raha peale on ja Bob oli rohkem, et aitan inimesi, vaata mentaliteediga ehk konflikt minu jaoks nagu. Ja siis meie nagu koostöö lõppes Proctor Gallagher Instituudiga ja nüüd ma olen täiesti iseseisvat seda asja teinud pärast Bobi surma. Ehk siis oligi ja siis meid oli vist 2 inimest, kes said temaga siis lennata New Yorgist, lendasime LA-sse ja siis olime lava peal, jagasime oma kogemusi samamoodi nagu, et mis on elus muutunud, miks sa üldse alustasid seda koostööd on ja et see on nagu selline, ja siis kui ma seal ära olin käid, siis mis järgmine on ja niimoodi need unistused on täitunud järjest, et siis ma ütlesin, et tahaks ühe talve veeta kuskil Eestist ära. Nii et 2021 me pakkisime asjad autosse ja läksime talveks Eestist ära. Et kuhu te läksite? Hispaanias olime. Et ma võtsin esimeseks nädalaks korteri, ütlesin, nüüd ma tahan erinevad piirkondi näha, erinevad asju näha ja olemas täpselt selline penthouse, panoramaade igas suunas. Nii et võisid päev otsa vaadata oma päikest, kui tahtsid. Ja see oli minu unistus, et mul on nagu hea vaade, aga samas rannale piisavalt lähedal, nii et see oli kuskil 1,5 kilomeetrit rannast, et sai jallutada randa. See oli iga hommikune tee meil koeraga randa ja tagasi. Et neid unistusi on, mis on täitunud, on nii palju tegelikult. Kuidas sa unistad? Suurelt. Kas sa paned, nagu ma mõtlen, ka süsteemselt unistad, et kas sa paned kirja, kas sa teed vision boardi, kas sa nagu mõtled lihtsalt läbi, kuidas sa... Ma võtan kõige paberi ja pliiatsi. Jah, alustame nagu algusest. A, B, C. Kõigepealt võtan paberi ja pliiatsi ja siis ma hakkan kirjutama välja kõike seda, mida ma tahaksin, vaata. Sest tegelikult neid asju, mida ma tahan, on nii palju, vaata, tihti nagu. Ja sa valid välja ühe asja, mida sa kõige rohkem tahad tegelikult. Kõige rohkem. Samamoodi, et 2020, jah, siis me käisime autoga esimest korda Euroopa turneer, sest see oli minu unistus, 2020 see huvitav aasta ka, ja mina ütlesin, mina nende asjadega kaasa ei lähe, ja siis ma avastasin, et autoga saab igalt poolt üle piiri ilusti rahulikult.
ja istusime poistega autosse ja läksime siis, tegime tiiru ja läksime niimoodi, et vaatame, kui me jõuame ööbimiskohta, siis me vaatame, kus piirid on avatud, vaata, et ei ole vaja midagi. Ja kuhu me saame minna, tahtsime Horvaatiasse minna, seal järsku tuli piirangud peale, okei, Itaalial ei ole, läheme Itaaliasse, siis olime nädal aega Itaalias niimoodi. Ja siis tulime Eestisse tagasi ja Itaalias oli nüüd täitunud unistus, see tegelikult ma ei unistanud sellest väga suurelt, aga nüüd me näitame ka negatiivselt kiiresti, kui täituvad asjad. Ehk me läksime reisile, kõik rääkisid, oi, see Euroopa null ja Itaalia on kohutav koht, ärge sinna küll minge ja kui te sinna lähete, siis raudselt on avarii ja uskumus tekib, on ju. Ja ma isegi ei mõelnud selle peale rohkem, on ju, aga väike nagu, ma arvan, alateaduses midagi tiksub, on ju. Viimane päev hakkasime Itaaliast tagasi sõitma, et viime need korteri võtmed ära sinna siis office'isse ja ma sooritan vasakpööret. Mingi paganama Fiat 500 kihutab külje pealt sisse. Pekki küll. Ja kõige ägedam, enne seda ma olin mõelnud, peaks minema poodi, et ostma sealt seda perroonit, vaata, see on nii odav õlu seal, et ostaks kasti Eestisse kaasa. Siis mõtlesin, ma ei viitsi, ma jaksan seda Eestist osta, vaata oli minu suhtumine. Ja siis pärast poiss ütles, et see kast õlut läks sulle maksma auto remondi. Sest kui sa oleksid läinud sisse seda oma sisetunnet, oleks see, et kära jäänud. Mõtlesin, aga võib-olla oli hea, et see asi juhtus, jälle ka armu positiivne külg, on ju, sest muidu oleks võinud tee peal juhtuda midagi palju hullemat. Nii et seal oli siis, tuli politsei ja nad räägid ju ainult itaalia keelt ju, seal ei räägi keegi inglise keelt. Ja siis õnneks mul õde siis leidis kedagi, kes rääkis itaalia keelt, siis nad telefoni otsas rippusid seal ja siis ta lõpuks ütles, et tead, Itaalias on lihtsam tunnistada, sul on kasko olemas, mõtlesin, et jaa, tema on küll süüdi, aga tunnista ennast süüdi. Mõtlesin, mis loogika seal? Sa saad vähemalt koju täna, hakata liikuma, muidu sa jäädki sinna vaidlema, vaata. Hakatakse veel möötma ja mida iganes seal tegema ja siis kutsutakse järgmine kindlustusselts kohale ja sul on paber olemas, mõtlesin, et jaa, siis ta andis, anna telefon politseile, siis me ootasime, seal sees oli selline faksi apparat, nii suur autos reaalselt, aasta 2020, siis me ootasime ingliskeelset plaketti, et ma saaksin selle ära täita, siis täitsin selle ära, siis tuli puksiir, siis ta ütles ka, et kas su auto sõida, mõtlesin, mina ei tea, ma ei julge sellega sõita, oota, ma lähen proovin, istus autos, sõitis edasi tagasi seal tee peal, ütles, et väga okei on, et tule mulle sinna esindusse, et siis me lõikame, õhkpadjad läksid lahti, vaata. Lõikame siis õhkpadjad välja ja siis teipisime auto kinni MacGyveriga. Ehk siis küljepealsest uksest ei saanud enam ei sisse ega välja, see oli kinni teibitud MacGyveri teibiga. Ja hakkasime Eesti poole sõitma ja siis auto läks remonti ja siis mõtlesin ka, et kallis auto, nüüd sa pead nii kaua vastu, kui me jõuame Eestisse ilusasti. Ja ma mäletan seda hetke, kui me läksime 5 tärni hotelli Viinis ja seal on, et kuidas on siis, kes viivad autosid ära, vaata, võib parkida. Ja annad need võtmed, ja. Siis me jõuame sinna, ta vaatab seda autot kinni teibitud punase, sinise valge teibiga. Seda näo ilme, et mõtlesin, et kõik on korras. Ma usun. Ja tulime Eestisse ja ma jõudsin selle autoga Tallinnasse, sest Inscape pandi kinni Pärnus, vaata. Ja ma jõudsin Tallinna esindusse ja mingi tükk kukkus küljest ära. Autoga oli kokkulepe, et ta peab vastu nii kaua, kui ma viin kohale, vaata. Panin poisid maha ja sõitsin edasi Pärnust Tallinna, viisin auto ära, vaata. Ja auto oli nii kaua remondis, siis mõtlesin, et ma ei tea, miks ma hakkasin siis vaatama võimsamaid autos, siis mul oli kindlustuslepingus 60 eurot oli päev, siis ta oli see hüvitas mingi asi. Siis ma proovisin Porschesid ja midagi ikka õnnetan, tore oli sõita nädal aega jälle, võtsin järgmise Porsche jälle tore. Siis ma hakkasin, mida ma tegelikult tahan? Ma tahan võimsat, ökonoomset, valge nahksisu, sinist värvi, siis ma hakkasin nagu otsima, vaata. Ja siis tuli välja, et BMW X5, siis mõtlesin, et 2019 ma panin omale, tegin pilti Genfis, kui me käisime autonäitusel ja tänava peal sõitis X5 mööda, mõtlesin, issand, kui ilus auto tahaks omale osta. Ja siis oli ilmselt tiksuma jäänud, vaata kuhugi. Ja siis ma vaatasin seda, kirjutasin endale, siis ma pidin Tallinnas selle X3 kätte saama, läksin esindusse. Ja siis ta mõtlen, et kuule, et sul peaks olema üks X5 siin sinist värvi, jälle nahksisu. Ei, see on meil Soome laasu. See on lihtsalt meil müügis, vaata. Mõtlesin, oled see kindel või? Mul on selline tunne, et on teil olemas. Ma võin üle kontrolli, mõtlesin, mine kontrolli. Tuleb tagasi. Jaa, see auto jõudis hommikul Eestisse.
aga seal on kiled peal kõik asjad, onju, et me ei saa proovisõitu, sa ei saa teha, onju. Ma ütlesin, ma ei tahagi teha proovisõitu. Ma tahan näha ja tunnetada, kas see auto on minu oma, vaata. Siis läksime taha sinna kuskil aeda, istusin autosse, panin selle auto käima. Siis ma ütlesin, millal proovisõitu saaks teha, ütles, et no, et 3 päeva pärast. Läksin tagasi, tegin proovisõidu ära, ütlesin, tee mulle broneerimisleping, vaata. Ma ei tea, kus see raha tuleb, aga ma leian selle raha, vaata. Noh, jälle see sama asi, kuna ma olin ühe korra juba läbi käinud selle etapi Bob Proctoriga, autode ostmisega, kodu ostmisega, siis minu jaoks oli normaalne, ma teen otsus ära ja nüüd leian vahendid, onju. Ja mul oli X summa olemas selle jaoks, et sissemakse teha. Ja siis nad tegid mul ära, siis ma saatsin pankadesse ja samamoodi pangad ju küsivad mineviku kohta, vaata minevik. Palju sa oled teeninud ja mis on võlad on ja mis iganes minevikus sabramine. Üks müügimees oli nii vahva, muideks SEB liisingust, nii et kui te tahate kontakti, andke mulle teada. Ja tema kirjutas mulle, et kuule Karmo, vaadates sinu minevikku, ma ei saaks seda sulle pakkuda, seda liisingut. Aga mis see tuleviku plaanid on? Mul oli niimoodi, mis mees see on? Noh, tegelikult ka ju on. Et tee mulle oma 3 ja 6 kuu prognoos. Ma panin talle siis ilusti kirja. Ütles, et okei, ma lähen nüüd sinna mingi, ma ei tea, komisjoni, et kas sa oled nõus, et 25% on sissemaksed, sa tahtsid 20, ma ütlesin, et ja, pole üldse probleemi. Ja siis ma saan selle läbi suruda sealt niimoodi. Aga nüüd sa pead iga kuu saatma oma siis nagu kasumi aruande, vaata. Ma ütlesin, pole probleemi. Saatsin esimese kuu aruande ära. Ütlesin, et rohkem pole vaja saata. Ehk ma täitsin 1 kuuga siis selle eesmärgi, mis ma olin pannud talle sinna 3 kuu peale, vaata nagu. Ütles, et tundub, et sind võib usaldada, pärast seda meie koostöö on jätkunud, see ujuvalt kõik asjadega, vaata. Ja see oli jälle see sama asi, et ma tulin sealt ära, kui ma olin proovinud seda autot. Nüüd sa ütled, kuidas sa teed seda manifesteerimist, on. Ma salvestasin auto heli, mis auto teeb. Ma võtsin omale mingi nahalõhnalise kuuse, vaata, mis annab nahalõhna uue autole nii-öelda. Mul oli tol ajal oli auto, mis oli 2. seeria BMW asendusauto. Riidesisu, tume, sellise mootoriga. Ja mina läksin autosse, ma panin oma makist, telefonist. Sa salvestasid päriselt seda heli telefoniga? Ja, panin selle tööle. Siis kui ma tegin kiirendust, siis see heli oli ka salvestatud, see mängis mul, vastavalt rütmile sõitsin autoga, vaata. Ja siis kui ma hommikul tõusin, siis ma läksin akna alla, ma tegin kohvi ja ütlesin, et issand, kui ilus sinine auto, naine tuleb. Mis sinine auto? See on mingi hall kõnn ju. Ja, aga ma istun oma sinises autos. Okei, ja ma sain aru. Et sa elasid juba seda, et sul on see olemas, on ju? Ja, ma ei vaatanud, ma ei näinud halli autot, ma nägin sinist autot. Et ma teadsin, et see on minu oma. Ja mul ei olnud veel ühestki liisingust pakkumist isegi, vaata. Siis kõik ütlesid ju ei, on. Ja siis lihtsalt voilà, samal päeval ma arvan kirjutati mulle, et mis see tulevikuplaanid on, vaata. Kusjuures see on hästi oluline koht, mille sa välja tõid, et kui me midagi nagu tõesti soovime, on, siis teeskleme, mängime läbi, et me oleme juba seal, et me oleme juba see inimene või et meil on juba see asi ja see asi tuleb nagu lihtsalt kordades kiiremini. Sest manifesteerimine kõige tähtsam aspekt, mida peab meeles pidama üldse inimene on see, et me töötame sageduste peal. Ja kui me ei saa aru sagedustest, kuidas see töötab, soovitame, Bruce Lipton on väga äge vend, kes siletab lahti neid asju, Bruce Lipton, ja ta ütlebki, et me ei ole üks organism, meil on triljoneid rakke ja nad kõik on omaette organismid ja nad peavad koostööd tegema sinu sees, et su tervis oleks korras ja raha saaks tulla. Ja kuidas sa neid nagu siis alignment, see on siis, kuidas see on siis? Joondad, ongi see läbi oma mõtete, teadlike mõtete, on ja. Sa muudad oma rakkude sagedust, ehk igal rakul on pluss ja miinus ja kui sa oled rohkem aega positiivne, siis sa positiivselt laetud, on ja tõmbad ligi positiivseid inimesi ja sul on pidevalt energiat, minu käest ka küsitakse, kuidas sa jaksad nii vara hommikul tõusta, mis see vara on, siis 4.20 või 5.12 on vara või? See on normaalne aeg tõusmiseks. Pigem vara, tavalisel inimesele. Aga minul on, et Bob ütles ilusti. Aga mis kell magama lähed? 10-11. Aga Bob ütles ilusasti, et me ei saa energiat. Me oleme massienergiat ja töötame sageduste peal. Nii et oma mõtlemisega me vallandame energiat.
no seda ütles Einstein juba enne Bob Proctorit. Ja kõik inimesed, kes on väsinud pidevalt, nad on rohkem hõivatud negatiivsete mõtetega kui positiivsete mõtetega. Nii et tasub mõelda selle peale, mida sa mõtled, ja vastavalt sellele hakkad sa ka ligi tõmbama asju ja olukordi. Nii et kui sa tahad, et sinu unistused täituksid, siis võta paber ja pliiats, kirjuta üles konkreetselt. Mul on väga konkreetselt selle aasta eesmärk paigas ja ma olen loonud omale meeskonna, kes mind aitab. Ehk mul on Meelis, Kaire ja Ingrid. Ingrid siis assisteerib, toimetab, teeb asju. Meelis ja Kaire on siis, kes teevad siis, üks on kodulehe peal, üks teeb automaatikat ja me ehitame praegu midagi nii võimast asja ülesse, et mul kananahk tuleb peale, et põhimõtteliselt nagu Bob ütles kunagi, tee nagu mina, aga tee minust paremini. Oli tema sõnum kõigile inimestele, kes alustasid temaga koostööd. Ja ma tunnen, et kui me selle ellu viime, siis me oleme temast juba paremad. Oi, kas sa tahad veidi avada ka, millest jutt? Vaata, me räägime kogu aeg süsteemsusest ja keskkonnast ehk inimestest sinu ümber. Meil on väline keskkond ja sisemine keskkond. Kuidas me ise näeme ennast, kuidas me mõtleme. Aga need inimesed, kes ongi, et kui sa lähed, räägid näiteks, et oi, ma tahaksin näiteks eralennukiga lennata, sa oled lolliks läinud või? Aga sul peaks olema ümber inimesed, vastupidi, issand, kui äge mõte, millal me selle ära teeme? Ehk me oleme loonud kogukonnad, selgus, kasv ja läbimurre. Need on täiesti erinevatele inimestele, et ei ole niimoodi, et kõik ühele vaata. Et BMW ei ole kõigile, Audi ei ole kõigile, Kia ei ole kõigile, just, ma ei tea, Fordi näen praegu siit, et ei ole kõigile. Et erinevad keskkonnad, selgus on sellel inimene, kes tahab aru saada, mida ta päriselt elus tahab. Sa võid olla palgatöötaja, sa võid olla ettevõtja, vahet ei ole. Kui sa ei saa aru, mida sa tahad, siis selgus kogukond on sinu, selle inimese jaoks, vaata. See on igakuine 52 nädalat materjali. See ei ole ühe päeva sündmus. No tundub, et ei ole jah. 52 nädalat materjali. Et sul on töövihik, sul on inimesed sinu ümber, kes sind toetavad, veebiseminarid, päris kohtumised toimuvad muideks kõik Pärnus. Ei ole kuskil Tallinnas. Ja kes ütleb, et Pärnus midagi ei toimu? Oi, Pärnust ma arvan, et tuleb enesearengu pealinn lõpuks. Päriselt ka, sest minul on ka, et siis ongi see selgus, kasv ja läbi. Kasv on inimesel, kes tahaks ettevõtja olla, võib-olla pole veel alustanud, aga kahtleb endas, vaata. Või on siis mikroettevõtja ja tahab kasvu, järgmine level. Ja siis läbimurre on ikkagi nendele inimestele, kellel on juba oma meeskonnad, aga nad on ikka ise veel pudeli kael selles ettevõttes, vaata. Töötavad liiga palju, ei ole delegeerinud, mõtteviis on vale, rabelevad, ehk ei ole seda fookust asja paigas. Ja see on selline pisike grupp tuleb, seal ei tule väga palju ja hästi lähedal on koostöö, ehk iga nädal on webinarid ja me jagame päriselt oma edulugusid, sinna tulevad samamoodi kasvu ja läbimurdest tulevad ettevõtjad rääkima, tegema asju, et ei ole ainult Karmo räägib, need edulood, kes on mul läbi käinud 9 aasta jooksul, kõik on valmis jagama oma kogemusi, mis nad on teinud, mida nad on saavutanud. Ehk see tegelikult ongi nagu keskkond, mis toetab sind iga päev, igal sammul. Õpikeskkond, mina nimetan seda. Aga veel laiemas mõttes ongi, et sul on oma foorum, kus sa suhtled inimestega, asjadega, et ma soovitan vaadata. Minu kodulehte karmokivicoaching.com, vaadakegi kogukonnad. Et esimesed on nüüd, meil on olemas esimesed liikmed juba. Millal see laivi läheb? Selgus on juba laivis, kasv on ka nüüd sellest nädalast muideks alles. Palju õnne. Ja läbimurre läheb laivi reedel, ehk siis ütleme siis välja, et kui me ütleme, ma ei tea, millal sul see ETRS läheb, igaks juhuks ütleme kuupäeva, see on siis täna meil mitmes? 13. mai. 13. mai ja see läheb laivi 15. mail. Ja juba on esimesed ootejärjekorras, kes tahavad tulla sinna. Tegemist on nii nagu Netflixi kuupõhise maksega, ei ole mingit siduvat lepingut aastateks, vaid iga kuu tunnetad ära, kas oled selguses, nüüd järku oled valmis kasvuks ja tahad edasi liikuda või oled kasvus, tahad läbimurdeks ja need inimesed, kes on läbimurdes, võib-olla tahavad pärast tulla coachingusse üks ühele. Kui mul on 52 nädalat materjali, siis nagu ma ei jõua äragi töötada kuu aega seda materjali. Sa ei jõuagi. Iga nädal avaneb üks töövihik. Okei, et ei ole nii, et kogu materjali antakse korraga ja nüüd, okei, et seal on ikkagi nagu Bob Proctor tegi, iga nädal avaneb midagi uut, sest muidu inimene õpib ennast üle
ja minu eesmärk ei ole Ja ta inimene, ei ta jõua õpiks, vaid rakendada. rakendaks. Ehk kogu see keskkond on loodud selle jaoks, et inimene rakendaks iga jumalama päev. Kui kaua päevas peaks selle peale aega nagu võtma? Mina ütlen selguses 10-20 minutit päevas. Kasv ma pakuks välja, et 30 kuni tund on ja arvestades, et läbimurdes sa pead rohkem analüüsima ja oma meeskonda kaasama, et siis paar tundi nädalas. Mitte paar tundi nädalas, paar tundi võib-olla päevas isegi. Aga see sõltub, kui kiiresti tahad, on ju. Sest mul on omal olnud hea näide, üks naisterahvas, ta ütles, et ettevõte ei kasva nii kiiresti, kui ta tahab. Bob ütles talle lihtsalt, et panusta 2 korda rohkem aega iseendasse kui oma ettevõttesse. Ta ütles selle peale, aga ma juba panustan 1,5 tundi iga päev. Bob ütles talle ilusasti, siis on 3 tundi. Sa mõtled läbi, sa koostad tegevuskavasid, sa ei tegele teistega, sa tegeled iseendaga. Ja paar aastat hiljem oli ta miljardär. Ma küsin korra ühe küsimuse ka, et ütleme, et kui me võtame näiteks mingi sotsiaaltöötaja, kellel on 3 last, ta on üksik ema ja ta on veel 12 tundi vahetuses tööl ja ta tunneb, et tema töö on nagu väärtuslik, aga ta ei saa piisavalt raha selle eest. Kust ta võiks alustada, kui ta tunneb, et ta on tegelikult, tal puudub tugivõrgustik, ta on üksi ja pluss nagu tal ei ole võimalik isegi haiguslehte võtta, sellepärast et kulud on nii suured. Ütleme nii, et inimene on nagu sellises kohas, millest ta peaks alustama, kui ta on nagu mõelnud, et ta ei jõua enam niimoodi elada? Kõigepealt loo jälle see sama selgus võtta, mida sa päriselt tahad. Võtta paber ja pliiats ja hakka kirjutama, et mida sa tahad elus korda saata. Sest sa võid olla sotsiaaltöötaja. Aga ütleme, kui tema peamine vajadus on praegu puhata, aga tal ei ole võimalik võtta seda puhkust nagu selle, ütleme, et tema mõtteviis on selline, et mul ei ole võimalik isegi puhata, sellepärast, et ma ei saa ka haiguslehte võtta, sest mul on 3 last, keda on vaja toita, mul on, ma ei tea, korteri üür vaja maksta, võib-olla veel auto või bussipiletid on ju. Mina ütleks selle peale, et kas seda tööd pead tegema Eestis on ju, esiteks. Tead küll, miks või? Teatud kohtades makstakse seda sama töö eest 2-3 korda rohkem. Ütleme nii, et laste isa on Eestis ja laste isaga on probleemne olukord, et ma ei saa ilma lasteta Eestist ära minna. Et siis tuleb läbi mõelda ikkagi see, et kas see töö, mida ma teen, tagab mulle selle elu kvaliteedi, mida ma tahan. Sul võib silm särada isegi, aga kui see ei too, ma toon sul lihtsalt näite. Toome veel nagu halvemaks selle olukorra, et ütleme, et tal puudub ka nagu haridus, et tal ei olegi nagu nii. Haridus ei mängi rolli. Sest sa saad alati õppida juurde mingi asja, kui sa tahad midagi. Sa saad hakata, mina ütlen selle peale, et praegu on suvi. Ma ei tea, pane kuulutus, et niidan õhtul muru või mis iganes vaata. Või et ma ei tea, tuleb sügis. Aga see inimene on läbi põlenud juba, tal ei ole nagu ressurssi, et minna muru niitma, et nagu... Aga mina ütleks, võta kõigepealt aeg maha ja mõtle, mida sa tahad teha. Et ikkagi nagu leia moodus, sa pead mõtlema sellest, et sa ei saa järgmist asja võtta, järgmist asja. Sa pead võtma ajaga ja võtta, mida ma tahan. Sest universum ei saa aru, kui sa rapsid vaata kogu aeg. Võta kõigepealt oma väga lihtne asi, võta oma 10 minutit päevas ja mõtle välja, mida sa tahad tegelikult. Sest kui sa jätkad samamoodi, paremat tulemust ei tule. Nii oluline. See on seesama, et kui sa jätkad sama mõtteviisiga, sa ei saa paremaid tulemusi. Et see ongi, et mul võib meeldida see sotsiaalameti töö, kui see ei anna mulle seda raha, mida mul on vaja elamiseks. Keda sa siis tegelikult lollitad? Töö meeldib, aga raha ei ole. Mis sa siis teed? Lähed vargile või? Või küsid abirahasid või? Või hakkad hoopis seda sama sotsiaaltööd pakkuma eraviisiliselt ja saad võib-olla 10 korda rohkem raha? Ma ei tea. Et see, kes küsib, on ju, et see hakkab leidma võimalusi. Absoluutselt. Enne me ei saa midagi sinu juurde jõuda, kui sa ise ei tea, mida sa tahad. Tähendab, saab küll vabadusväljendusest, väga palju igasust jama saab jõuda. Jah, seda, mida sa nagu ei teadvustagi, et sa küsid just kui kogu aeg pidevalt oma mõtetega. On ju. Selline vahva film oli kunagi, isse ma ei mäleta, mis see nimi oli. Bedazzled oli vist või? Mis asi? Bedazzled. Vestlused saatanaga või ma ei tea, mingi saatan teema on. Ja seal on siis see, et mees saab 7 soovi, et ta võib oma elus küsida, mida iganes ta tahab. Siis mees küsib vastu, et aga miks mul 7 soovi on? Ma tean ju täpselt, mida ma tahan. Elu on näidanud, et 7 sooviga täppi ei panda. Sest kui sa lihtsalt lampi istun sinna, siis sa hakkad mulle ütlema, mida sa tahad, siis tegelikult see ei ole see, mida sa tahad.
oma sügaval sees sa tahad võib-olla midagi hoopis muud, aga sa ei julge seda välja öeldagi. Ja siin on võib-olla see 5 miksi mudel on ju, et ma midagi tahan, miks ma midagi tahan, on ju, et hakkad jõudma nagu selle tuumani, et enamik jõuavad selleni, et ma tahan lihtsalt olla armastatud. Ma tahan lihtsalt olla rahul, hoitud, õnnelik. Me jõuame nagu tegelikult tunneteni välja, kuidas me tahame ennast tunda. Mina tahan aidata võimalikult palju inimesi, et nad saaksid oma elu muuta. Ma kunagi mõtlesin ilusti, mida sa päriselt tahad, mõtlesin, ma tahan aidata 10 000 inimesel Eestis muuta oma elu. Kus maal oled? Minu koolitustel on käinud umbes 3000 praegu. Ma ei usu, et kõik on elu muutnud. Mõned on kindlasti jätkanud vanas rütmis, aga need inimesed, kes on läbi minu coachingu käinud, nende elud on kõigil muutunud. Päriselt ka. Kõigil on muutunud. Mõni ei ole kindlasti saanud seda, mida päriselt tahtis, sest ta ei julge isegi tunnistada veel, mida ta päriselt tahtis. Aga kui sul on tervis korda läinud, sul on suhe paika läinud, see on väga suured asjad tegelikult. Sul on raha asjad korras. Et sul ei ole kogu aeg niimoodi, et elad palgapäevast palgapäevani. Kui sedagi on. Just. Ja kui sul on ettevõtte ja sul on nagu lõpuks ometi rahu sees, vaata, et ma ei pea rapsima, vaid ma süsteemselt ehitan, siis mina sinna hinnasilti panna ei oska, vaata. Et kui me räägime nagu selgusest ja asjast, et tasuks võib-olla proovida, investeeri 49 € kuus oma selguse programmi, kui sa saad omal töövihiku küsimused, tugiisikud, nii-öelda mina nimetan tugiisikud, vaata seltskonna. Ja anna endale võimalus kuhugi jõuda, vaata. Sest kui ise, nagu sa ütlesid, ma olen väsinud, mul pole isegi aega mõelda, ja nüüd ma teadlikult võtan oma kalendri ette, panen, ma ei tea, 8 kuni 80 ma mõtlen, või ma ei tea, 6 60 ma mõtlen, või õhtul, ma ei tea, sa valid ise selle kellaaeg, kui sa ei pane seda oma graafikusse kirja, sa ei tee seda. Mul on coachingu kõne iga hommiku kell 6 inimestega, kes tahavad tulla kõnesse. Lisaks sellele on siis meil 2 korda nädalas veel juhendamised. Lisaks nendele õppematerjal, mida nad läbi töötavad. Me saame kord kvartalis kokku, kus me oleme niimoodi, et me oleme 3 päeva koos. 3 korda aastas me oleme nädal aega järjest ühes kohas kuskil. Kõik lülitatakse välja, vaata selles mõttes. Et oled ainult selles toetavas keskkonnas. Just. Karmo, kas sa usud Jumalasse? Mina usun kõrgemasse asja. Ma ei nimetaks seda Jumal, ma usun võib-olla, et mina olen oma elu looja, ma usun seda, et miski või keski toetab mind. Seda ma usun. Kas ma sellepärast iga päev palvetan? Ma ei tea, ma teen tänulikkust. Ma kirjutan välja, mille eest ma oma elus tänulik olen iga Jumala päev. Ma olen seda teinud aastaid. Ma ei käi kirikus, selles mõttes nagu pagan, aga ma tean, et see energiaväli või intelligentne aine või kuidas iganes me tahame nimetada seda. Teadus nimetab seda energiaks ja usuringkonnad Jumalaks. Põhimõtteliselt on tegelikult üks ja sama asi. Et kui sa küsid uskliku käest, mis see Jumal on, ta on kõik ja igal pool ja samal aegselt. Ja lähed küsid siis teadlase käest, mis see energia on, see on igal pool sama aegselt. Põhimõtteliselt sama asi. Nii et mina usun, et me oleme ise oma elu loojad ja ma ei mäleta, kus ma lugesin seda, seal oli väga kihvt lause. My mind is a center of divine operations. Minu mõistus on jumalike operatsioonide keskpunkt. Ja kuna meil on miljardeid inimesi maailmas, siis igal inimesel on oma keskpunkt, millest kõik lähtub. Ja kui ma muudan oma vaatenurka asjadele, siis asjad muutuvad. See on see sama näitel, mis ma tein, et auto sõidab sisse, issand kui kurb on. Jumal tänatud, et see juhtus praegu, mitte ei juhtunud trassi peal, kui saaks midagi hullemini juhtunud. Täpselt samamoodi viimane kord oli nüüd see, et ma sõitsin trassi peal autoga, tegin mööda sõitu rekkast, 70 sõitis rekka, mina ei tahtnud 70 sõita, muidu ma olen väga korralik, püsikiirus hoidja on 90 ja ma sõidan 90 rekka ja ette, mõtlesin, okei, ma sõidan mööda, midagi teen, ju ma sõitsin selle valge joone peal. Ei teinud sellest välja, vaata. Mul märguanne oli, Käisin kodus ära, ütlesin, naise, ma olen pesen su auto puhtaks, Mõtlesin, et okei, kui ma lähen autot pesema, siis ma käin esindusest läbi, BMW esindusest, tellin mingid asjad ära, mis ma nägin, et autol võiks vahetada, Läksin esindusse, tellisin asjad ära, ajasime juttu, hakkasin ära sõitma ja ma ei tea, mis, aga auto tõmbas lihtsalt niimoodi rooli viltu ja läks kraavi. Midagi läks katki. Oh saa! Aga see oli täpselt esinduse ees. Jaa.
ja hoog ei olnud suur. Ja see ei olnud selle rekkumeelde. Just. Et siis nüüd, issand, mis juhtus? Mina ei tea, mis juhtus, aga auto ilmselgelt andis mulle juba tee peal märku, et mees tee korda, kuna ma ignoreerisin, ma käisin teie juures ja ignoreerisin seda. Siis ta ütles, et mees, ma näitan sulle nüüd. Sest see on ohtlik, kui sa niimoodi jätkad, vaata. Ehk tegelikult ta päästis mind. Ärkamise 7 sammu Derek Raidal on kirjutanud ka, et alguses koputatakse 1 korra, siis koputatakse 2 korda ja siis 3. kord käib pauk, nii et sa pead aru saama, vaata. Just. Ja sama on nagu tervisega meil tavaliselt väga paljudel on ju. See on see silmapilgutus, et meil hakkab aeg lõppema. Jaa, see on see silmapilgutus, et Karmel hakkab aeg lõppema. Me võiksime rääkida veel tunde, on ju. Ma tahaks küsida sinu käest ikkagi viimased 2 küsimust. Küsi. Ma tahaks küsida selle Karmo kohta, kes on 6-aastane väike poiss ja kui ta täna vaatab sind, siis mida ta ütleks, mida ta tahaks öelda või mida ta mõtleks sinust täna? Paganam äge kott. Päriselt ka. Sest mul on 11-aastane poiss, on ju. Ja siis ma toon näite, et ta tahtis Sütevaka kooli, on ju. Sest keegi pani talle selle idee pähe, et me oleme ka ütlenud, et sina ise vali, meie ei vali vaata sinu eest. Ja õpetajad soovitasid, et sa oled nii tark ja mine ja et siis ta läkski ja ütles, et okei, et lähme sinna katsetele. Siis me käisime seal tutvuskooliga ja mõtlesin, et kui sa tahad sinna päriselt saada, said sa aru, et sinna 25 kohale tahab 150 õpilast. Ikkagi konkurents just, on suur. Et kui sa sinna päriselt tahad saada, siis ei piisa sellest, et sa tahad, sa pead midagi tegema ka. Kas sa panid tähele, et direktor ütles, et seal on mingi õppematerid või mingid eelmise aasta testid või mingid asjad. Mõtlesin just, nüüd me peame need välja printima ja läbi tegema. Ja me tegime neid päris mitmeid kordi vaata läbi. Ja kui ta läksin katseid tegema, siis tuli tagasi ütles, et see on nii lihtne. Võib-olla paaris kohas võib-olla eksisin vaata. Siis nad ju kutsusid veel vestlusele sinna, et need lapsed peavad nagu näitama, et mida nad tahavad elus samamoodi. Ja siis kui ta tuli teada, et ta saab sisse, siis küsin, kuidas sa tunned ennast? Aga ma ju teadsin, et ma saan sisse. Jah, see ongi nii. Ta teadis. Sa oled juba seal. Aga kõige tähtsam minust sellest õppetust ongi, et ta teadis, mida ta tahab. Ta valmistas selleks ka ette, ta ei jäänud lootma hea õnne peale. Enamus inimesi tahavad rohkem raha, aga loodavad hea õnne peale, ei tee midagi. Vaata. Ta tegi midagi ja ta sai selle. Ja siis täna just sõitsime ka, viisin teda kooli, siis ma selgitasin talle, et mis juhtus, miks ta sinna sai. Siis ta ütles, et aga mis sinu järgmine mõte on? Vaata. Ma ütlesin, mina teen iga päev tööd selle nimel, et me saaksime minna üks päev niimoodi, et ma saan lihtsalt teha telefonikõne ja saaksime eralennukiga Pärnust lennata reisile, mitte et ma pean Tallinnasse või Riiga sõitma. Miks see sulle oluline on? Sest ma olen sõitnud sellega. Ja lihtsalt see tunne, mille sa seal kätte saad, et see võimalik. Just, et see, kui ma Bob Proctoriga lendasime New Yorgist LA-sse, sa oled seal koos ägete inimestega, Bob Proctor, siis oli Robert Pascusi, multimiljardär ja Phil Goldfield, kes on Hollywoodi tuntumaid produtsente. Ja sa oled selliste inimestega suhelda, sa oled seal, sul on äge vestlus 5 tundi. Keegi ei karju kõrval, keegi ei kisa. No, nagu tavalennukis. Ja nagu see, eriti need charterlennud, kus kõik lähevad puhkuse paketiga. Ja sa oledki nagu hoopis teises keskkonnas. See ei ole nagu eesmärk omaette, aga ma tean, et see on jälle selline asi, mida ma tahan kogeda. Ma ei taha osta selle lennuk, ma tahan lihtsalt, et mul ongi äpp nagu Bolti tellitakse, vaata inimesed tellivad oma taksot. Mul on selline äpp, millega ma saan siis tellida omale lennukit. Et igal inimesel ongi omad eesmärgid elus ja samamoodi jälle suured mõtlemine, väiksed mõtlemine. Et ma võtsin paberi ja pliiatsi kirjas, mida ma päriselt tahan. Ma tahan aidata 10 000 inimest, ma ei tee seda ju ka tasuta. Järelikult, kui ma aitan 10 000 inimesel muuta oma tulemusi, mind tasustatakse vääriliselt. Ehk küsimus on selles, et millist väärtust sa pakud, et inimene tahaks sulle raha anda. Ja samamoodi, kui sa käid palgatööl, millist väärtust sa pakud tööandjale, et ta tahaks sul palka tõsta. Ja ma olen käinud väga paljudes restoranides Pärnus ja need töötajad ei taha absoluutselt mingit panust anda, et töötaja saaks palka juurde. Nii et kui sa käid palgatööl ja teenindav sektor, seal on väga palju jootraha.
kui sa teed hästi tööd. Aga kui sa vireled ja vingud ja käid mossis näoga, sa ei saa seda jootraha. Ja. Et tegelikult see ongi see, iga inimene on oma õnne seppanja. Ja mina ütlen, et olla teenindaja restoranis peaks olema nagu privileeg, mitte et see on kohustus. Ma saan valmistada rõõmu iga päev teistele inimestele. See on väga hea mindset ja ma arvan, et mina olen kohanud väga palju häid teenindajaid, kes seda ka kasutavad ja niimoodi, et sul võib südamest kahju olla, et mul ei ole praegu sularahas nagu tippi anda. Mis mõttes? Sul ei ole sularraha? Ja siis, aga täna on õnneks ka masinate peale saab jätta tippi. Ärge kunagi jätke, sealt lähevad maksud maha. Maksud lähevad küll maha muidugi, aga vähemalt kallid on inimesed, võimalus. vabandust, ma segan, kallid inimesed ära pärast välja lõike. Taskus peab olema alati sularaha. Ma olen olnud olukorras, kus ma panin paagi kütust täis ja lähen sisse maksma. Ja ütleb, aga meil kaardimaksed ei tööta. Ma ütlesin, aitäh tasuta kütuse eest. Ei, niimoodi ei tohi ära minna, me teavitame politsei, mõtlesin, et mille eest? Mina tahan maksta, sa ei võta minu raha vastu. See on sinu probleem. Mõtlesin, et sinu probleem. Kas sa said siis selle paagide tasuta kütust? Ei, kuna ma tundsin seda tol hetkel Olereksi seda siin juhatajat, siis ma helistasin talle, ütlesin, et kuule, et mis me nüüd teeme? Ütle, et nad panevad selle kirja. Ma annan, tule homme läbi, kui sa linna tuled. Et sai ikka tasutud. Kuule, aga ma sain aru, et meil on aeg tiksub. Ma tahtsin küsida, kas sul on ka täna coach? Käesoleval hetkel ma jälgin ühte inimest, selles mõttes mul ei ole otseselt nagu üks ühele. Aga mul on üks inimene, keda ma jälgin väga lähedalt, kellega me vahetame meile. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et ta nagu minult igapäevaselt juhendaks või nagu oleks, aga Bob ütles ilusti selle kohta, kui sa ise oled inspireeritud, siis sa oled väga järjepidev. Sul on vaja vahest keegi annab mingi väikse nagu sellise teise vaatenurga jälle asjale vaata. Et sul on justkui nagu vastutuspartner siis? Pigem, et jah, et ma põrgatan vahest ideid, vaata. Okay. Ja see ei ole AI, vaata. Et AI on tore, aga tema on ise edu saavutanud, ta on ka miljardär. Et selles mõttes ma õpin parimatelt, vaata. Ma kõiki nõuandeid ei võta kuulda, sest mulle ei meeldi siiamaani AI nii palju nagu temale. Okei, ja nüüd kõige viimane küsimus ka veel, et me rääksime 6-aastasest Karmost, aga räägime 96-aastasest Karmost ka, et kui see 96-aastane Karmo vaatab täna nüüd ajas tagasi sinu peale, mida ta näeb, mida ta mõtleb, mida ta tunneb? Kuradi mees, nii palju potentsiaali ja üldse jätab kasutamata. On jah. Et pead enda võib-olla siis asju laiendama, mõtteid veelgi suurendama, et meil coachid ja mentorid ja üleüldse inimesed, kes nagu pakuvad oma teenuseid selles mõttes, et töötavad meie uskumuste ja mindsetiga, siis me ise arvame, et me juba mõtleme suurelt, siis keegi vaatab siin ja ütleb, kuule, et eralennuk rentiv siia, see on veel väike mõte, et mõtle veelgi suuremalt. Et minu jaoks vaata ongi see, et ma tahan reisida ja mulle meeldib, see on emotsioonid. Ja ma ei taha sellest turismiklassist enam ammu loobunud, ärge pahandaga. Aga ma ei taha nagu seal ikkagi kitsas olla, vaata. Air Baltic, business class, üks tool on keskelt vaba, mis kuradi vabandus väljendusest, mis business class see on, vaata nagu. Lähed Turkish Airlinesiga, siis juba saad aru, et oled business classis, vaata. Et sina hindad ikkagi mugavust, luksust. Absoluutselt. Ja sellist nagu mõnusat elu. Head vibe'i, vaata. Et kui me oleme ka villasid võtnud ja rentinud coachingu grupile, need ei ole odavad villad, ja mõne jaoks kindlasti on, sest kui sa võrdled, et kas sa võtad 2000 villa või 20 000 või 120 000, erinevad suurusjärgud on. Aga mulle meeldib selline luksus ja mulle meeldib, kui meie coachingu grupil on kokkutulekud, siis me ise ei tee süüa, meil tehakse süüa. Nii et, sest inimene peaks kulutama aega sinna, mida ta võib delegeerida. Kas te tellite koju toitu või kodus teete ise toidu? Mina armastan kodus süüa teha, see on minu jaoks see hetk, kus ma võtan oma mõtted täiesti teisest teemast ära ja ma olen väga palju hakanud katsetama toiduga, mulle väga meeldib. Hästi, kuule Karmo, kas on veel mingid mõtted, mida nagu sa tahad jagada selliselt, et inimene, kes vaatab, kuulab, ta saaks
midagi täna teha. Me tõime välja, sina tõid välja tänulikkuse, sa tõid välja selle, et inimene peab välja selgitama, mida ta tahab. Mis oleks see, mis annab talle veel nagu siit mingisuguse hea mõtte kaasa eluks? Mida ma saan täna teha selleks, et mu elu läheks paremaks? Küsi seda küsimust iga jumalama päev. Mida ma saan teha täna teisiti, kui ma tegin eile, et minu elu saaks muutuda? Ja kui seda küsimust iga päev küsid, ma luban sulle, sinu elu hakkab muutuma. Ja palun, vaata hoolikalt üle 5 kõige lähemat inimest. Kui need on vingujad, virisejad, kritiseerijad, palun eemaldu nendest. Ja ümbritse ennast inimestega, kes püüdlevad elus edasi, sest siis tuleb sulle ka rohkem energiat. Ilus. Aitäh sulle, Karmo, tulemast. Aitäh kutsumast.